Tere õhtust ja tere tulemast kuulama taskuröökingut. Mis osa on? 291 siis või? 291. Kui me neid töökoja FM-i... Ei, 291 jah. Siis on 291. 291 ja kui kõik täna õnnestub, siis meil on esimest korda nagu päris videopildiga ka. Jah, meil on pildiga audio. Ja proovime seda esimest korda teha. Täna võib kõike juhtuda. Ja nagu juba näha on, siis põis ei ole pooldunud. Mis ta ütleb tavaliselt? Patreonis saate liituda www.patreon.com/taskurooking ja tookodarecords.ee, sealt saab staffi osta, plaate, värke, särke. Ja seal kuradi 20% sinna või täppidega panna kuradi taskurööking või? Või see enam ei kehti? Ja kehtib taskurööking, sooduskood kehtib kuulajatele. Vot. Ja nüüd meil on eriti palju nüüd raha vaja, äkki saaks teise kaamera juurde, et me mõtleme suurelt kohe. Ja või saaks mingisuguse... Teise nurga. Saaks mingi valgustuse või mingisuguse mingi parema valgustuse. Mitte Eleringi poolt ette määratud valguse selle ja mingi nivoo. Softboxiga valgustus võiks olla ja vaata, kui sa sinna vaatad, siis ta on siuke... mul on piinlik, ma ei taha üldse vaadatagi. Aga see selleks, meil on täna külas inspektorid. Tervist. Noored, vihased räpparid. Noored vihased vanad. Ja palun siis mitte see jääda, et nad ei ole ametnikud. Ei ole. Nad on muusikainspektorid. Muusikainspektorid, mitte mendid. Mis värk on? Kas te olete nagu full on Pärnu vanad või? Jah, me oleme full on Pärnu vanad. Pärnust ikka pärit. No aga räägib need rajoonid ka ära siis, kus kandi pealt siis on? No Rannarajoon. Rannarajoon. Taranna Crew uus generatsioon. Te teate midagi Taranna Crew'st ka või? TRC-st? Ei tea. No võt, Põis oleks kohal olnud, siis Põis oleks saanud rääkida, tema oli seal member. Et ma võtan ise juba selle slängi, täna hakkab kindlasti siin, ma valmistun ka juba, et ta oli seal nagu true member, et... Ega me ju nii katkist eesti keelti ka ei räägi ju või? No, ma am started minu inglise keel. Vana inimese ettekujutus, kuidas noored räägivad. Tegelikult nad on ammu edasi liikunud. Nad ei ütlegi enam lol. No las ma mõnda seda lääne keelset sõna tean. No las ma räägin need ära. Ja, ega ei tea, kui ei kuule ega õpi. Üks asi, kas teil on väga külm või? Sest mul vana inimese külg tunneb avatud akent. Kas ma võin kinni panna? Pane kinni. Jah, suurepärane. Oota, et te olete mõlemad rannakandi vennad siis? Ei no tegelikult tema on, aga ma olen seal, Piirimail või? Piirimail jah, pigem Piirimail jah. Aga nagu Raeküla poole või nagu linna poole või? Ei no ikka Tammsaare nagu rannarajoon. Jah, nagu väga asukoht ei taha öelda. Selge. Aadressini välja ei jõua. Aadressini, ja, ma elan seal, vaata. Mis praegu üldse siin teie vanustel, mis kõige valusam asi elus on üldse? Kurat, ma ei oska öelda. Äkki üldse leida mingit asja, mis sa teha tahad. Mina arvaks. Mis mõttes valusam? No mis on mingi probleem, mis teie vanustel noortel praeguses Eestis nagu on? Kool, jah? Sul on kool, jah? Ja, ma käin koolis. Aga on ka raske või? Ei no, selles mõttes, et lihtsalt see on nagu ekstra vaev, kui sa tahad midagi kõrvalt teha. Näiteks tahad muusikaga tegeleda, siis see on ekstra vaev lihtsalt. Ja muusikat on nii palju parem teha, kui õppida ja no, siis tahaks ju muusikat selles teha. Küll, jah. Jah, ega see ei muutu, et enda mul oli täpselt sama. Aga... Oled sa siis leidnud sihi? Sa väga hästi vastasid tegelikult. Ja. Sealt hakkas tulema filosoofiat, et jätkame, et sa ütlesid, et tänapäeva teie vanustel on raske nagu
välja mõelda, midas teha, et? No mina ütleks, et mina tahan kindlasti muusikat ja räppi keevitada. Ja no see on juba siht, mingi asi. Et ma ei tea, ma ei näe enda vanuste pealt väga, keegi teab, mida ta teha tahaks nagu. Selles mõttes mina näen, see on probleem. Davai, aga on siis selles suhtes plaan koolid ikkagi ära teha ja mingi kutse ka? No eks selle peab ära tegema. Või jääbki muusika kutseks või? Ei, ma ikka teen kutse ära. Kutse võiks, jah. Davai, aga palju kaua te nüüd tegutsenud olete? No tegelikult oleme suhteliselt vähe sellepärast, et me oleme poolest ajast täiesti eemal üksteisest. Aga oli mingi hetk, kus me tegime aasta aega järjest muusikat. Aasta aega järjest, aga tegelikult 2 aasta äkki. Siukest aktiivset inspektorite teadlikku tegutsemist. No jah. Okei, ja millal alustasite? Mis aastal te siis, ma ei tea, käed lõite, allkirjad panite alla? Minu arust, kui ma vaatasin, oli 2023. 23 oli vist. 23 aastana oli üks kõva aasta, ütleme niis, jah? No jah, sealt suurem algus, noh. Aga kuidas üldse nagu teekond siis räpini nagu, kuidas te leidsite räppi? Kurat. See on hea küsimus, ma lihtsalt surusin teda üks päev rekkima, ta ei viitsinud, ta ei tahtnud üles ärgata, aga üks hetk juba tuli minuga kaasa, siis tegime muusikat. Ja see tegelikult tegimegi esimese laulu ja see oligi niimoodi, et mul oli oma stuudio, siiamaani tegelikult on ja ma ei viitsinud teha, ma ei tea, mõtlesin, et see on mõttetu, aga ma lõpuks olin nõus ja tegime ära selle laulu ja tollel hetkel ma olin väga rahulik. Aga miks te trance'i ei tee? Miks te just räppi teete ja kuidas Ei no selles suhtes jah, me alustasime veits imeliku stiiliga, aga meil olid õnneks väga toredad sõbrad, kes tutvustasid meid vanakoolile. Ahah, et tutvustati vanakooli ja tundsite ära, et ops. Ei no vanakool on kõigin teema, jah. See suhtumine mulle meeldib. Jah. Kui te see esimene saatuslik õhtu oli, kui te stuudiosse läksite, kas teil oli siis juba nimi olemas? Ei olnud. Me kusjuures murdsime oma pead. Ja 2 korda murdsime tegelikult enda pead. Ja mõtlesime, et murame ka 3. korda, aga ei murdnud veel. Ja ma arvan, et ei murra. Et oleme jäänud. Aga te tahtsite juba jälle nime muuta? Siin neid nimevahetusi ikka tuli vahest, et võiks teha. Okei, oota, mis see esimene nimi teil oli siis? Ei, kurat. Seda me ei... Ütleme niimoodi, et oli. Ütleme niimoodi, et oli. SoundCloudis on see avalik info tegelikult täitsa olemas. Okei, ja. URL-is vist minu arust oli see vana nimi. See esimene nimi oli Terror Boys, mille oligi põhimõtteliselt võetud Google'i generatsiooni järgi. Mingi siis... Nimegeneraatoriga või? Jah. Fair. See oli lihtsalt sellepärast, et me nagu ei teadnud, mida panna täpsemini. Ja siis me mõtlesime, et me tahame kiirelt laulu välja lasta, siis me panime ja see oli siis kohe generaatoris esimene pakkumine või? Ei no üks esimestest. Ütleme niimoodi, et eks ise olime ka natuke liiga härga täis, et mõtlesime, et see on kõva värk. Minu arust see tegelikult see ütleb palju, et sul on see nagu paneb mingi nime ära, aga teeme selle fucking loo lõpuni. Et see on nagu attitude on seal paigas. Mis asi siis nimegeneraator on? Ei no Google'ist kuradi paned sinna... Kuhu? Sinna otsingumootorisse. Kui tahan räpibändile nime, Kimi, siis ta ütleb sulle, et... Kimi rap band name või? Ma ei tea, no nüüd on täna... Siis panedki sinna sisse, näiteks annab sulle mingi valikuvariandid, vaata, ja paned oma nime näiteks sinna sisse, siis ta sealt hakkab midagi genereerima. No nüüd on vaata, et saad sinna chat GPT-sse panna, et paned, ma ei tea, annad talle mingit lisa ka, et ma olen siukse iseloomuga vend, anna mulle hea räpperi nimi ja siis ta sulle viskab neid sinna või ma ei tea. Aga tavaliselt see ei ole väga hea. Nojah, eks sa pead väga põhjalikult. Võib-olla GPT nüüd annab mingit teada, aga... Sealt sa isegi, ta ei pruugi sulle seda lõppvastust anda, sealt sa võid idee saada suuna ka, vaata. Ta on nagu selline tüüp, kellega saad mõtteid põrgatada, vaata. Et nagu paku mulle kuradi 10 nimes, vaata, kurat, et see suund on hea ja siis aretad sealt välja nagu näiteks. Väga põnev, väga põnev. Ja sealt oligi siis. Aga see oli siis lihtsalt mingi nimegeneraator ja see ei olnud nagu mingi keelemudel. Oligi, kirjutasin sinna Google'is sisse selle esimese, name generator, vaata. Panin räpp ka ette või? Ja räpp ikka ette ja siis esimene oli kohe ja tuligi sealt. Davai. Kõige suurem austus teie suhtes. Ma tean, et see asi kõlab, mis ma kohe rääkima, kõlab, arvad, et mingi vana. Aga lihtsalt see, et see inspektorid on väga hea nimi.
et aga kui te nagu tunnete, et tahate nagu hirmsasti seda kunagi nagu muutma või midagi, siis mõelge nagu, seal võiks midagi ees olla, vaata. Mingid mingid tänavate inspektorid, vaata, mingi whatever, et jätta see, aga kui on vaja nagu kaunistada või midagi. Täiendada või midagi sihukest, et kui loogiliselt niimoodi, kui te loominguga lähete, eks teil see nimi lõpuks tuleb õige igal juhul nagu. Et aga et see on sihuke lahe suund tegelikult. Ma tegelikult mõtlesin, et selles mõttes, et inspektorid on visuaalselt tegelikult päris ilusad, kui me läheme suureks, nagu kui rohkem vaatajaskonda niimoodi tuleb ja me areneme, siis see inspektorid nimi võib nagu silma jääda. Ta on unikaalne. Ta on nagu selles suhtes catchy ikkagi, catchy name. See nimi veits nagu, ma tihtipeale ma olen selle nimega kohanud seda, et kohe oleks huvitatud, oota, kus see nimi tuleb. Ja tihtipeale küsitakse seda, kus see nimi tuleb. Et tahetakse teada origin story't, vaata. Vaata, ta on nagu krutsiga, saadki nagu läbi ametniku vaadata või siis saad läbi, inspektor tekk, et sisuliselt, Inspektorid inspekteeritakse. Aga kuidas siis see inspektorid tuli? Nimi. Saite trahvi või? Ei see oli natuke põhjalikum istumine seekord. Ei olnud see, et see oli natukene, me istusime, paari oma sõbraga Kristo juures vist või oli ühe sõbraga? Ja minu juures, jah. Ja siis me mõtlesime, et mida me nimeks võime panna ja siis jälle hakkasime mõtlema, kasutasime ka generatorit, aga sealt me ei leidnud midagi head, nii et üks meie sõber pakkus välja lihtsalt meile nime. Tõmbasite imaginaatorid peale ja tuli nagu kolinal. Sõber mõtles välja. Ja, ta vist lambist ütles inspektorid. Ja alguses oli küll, et doktor Kaha. Ja ma ise veel mäletan ka, pakkus selle välja ja läksin kohe kusele ja kusesin ja siis mõtlesin, et inspektorid. Okei. Kurat, see on täitsa norm. Ja tulin välja ja ütlesin, davai, paneme selle. Seekord oli natuke rohkem läbi mõeldud. Kas ma seda olen rääkinud, et Abrakuudu top DJ 16 vaata hääletusel? Et MC Obeneva Vroti nime mõttes Abrakuudu Maada tegelikult. Nagu MC Obeneva Vrot. Tema ütles, et kuule, et aga sihuke nimi sõna on ka olemas. Või umbes niimoodi, tuletas meelde mulle. Ja pakkumine. Siis ma vaatasin, ta vaatas nii nagu siukse näoga nagu, et mul ei olnud kahtlusi. Et he knows oli nagu igal pool silmadest välja loetav, et jäigi siis nii. Oota, millal teid ristiti siis? 2023 hakkasite tegemussi ja millal te ristisite ennast inspektorit või doktor Kaha ristis? Risti isa teil? Ma arvan 20... millal te sealt kapist välja tulite oma pundiga? 2024 ikkagi vist. Eelmine aasta siis, jah? Eelmine aasta. Davai, kurat, ikkagi värske värk. Ja praegu on siis nüüd 2 laivi on vähemalt 3. 3 laivi, jah. Kindlasti, jah. Üks põhjalikum ja 2 vähem miniatuursed. Üks ikkagi päris live, mis te tegite. Hip-hop Paris. Ja siiamaani kuulen, inspektorite live oli the shit, nagu inimesed mainivad siiamaani. On. Ja see ei ole praegu mingi niisama ütlen, inimesed mainivad seda, et te tulite nagu esiteks üllatusmoment on see, mis jätab selle meelde ja te deliverdasite ära nagu. Mul oli lihtsalt see, ma tegin vaata oma need esimesed top 4-5 parimat kolmikud intervjuud, mis ma andsin Hip-Hop Paris. Ja ma kedagi intervjueerisin, samal ajal inspektorid andsid minna. Ma vasaku silmaga nägin. Korralik, kuradi põhjand käis all ja vanad lasid minna. Ma oleks tahtnud hoopis seda kuulata. Aga pidin intervjuud võtma. Oota, see Hip-Hop Pargis oli teil täiesti esimene live või? See oli meie esimene live, jah. Mis teie ettevalmistus oli? Mitte midagi. Mitte midagi või? Ettevalmistus. No biidid pulgale panite? No, seda tegi Kristo. See oli ka viimasel hetkel, See oli ikka, kurat, väga viimasel hetkel, Jaa, oli küll tegelikult. Sest et tegelikult, mis seal, võin ka välja rääkida, et Hip-Hop Pargis, et 3 pealugu oli kindlasti, mida me seal tegime. Ja oli ka see, et tegime, minu arust oli 2 lugu ka, 2
2 lugu, mida ei ole isegi veel olemas. ja siiamaani tänase päevani ei ole Neid tõenäoliselt enam ei saa ka olema. Ei oska öelda tõepoolest. Ei oska, jah. Puhas impro sisuliselt. Ja saad aru, need 2 lugu olid tehtud just eelmine õhtu ja nagu nii kiirkorras kui võimalik. No tegelikult eelmine õhtu. Eelmine õhtu olid need 2 lugu tehtud ja oli see ka veel, tehtud siis tähendab, et nagu lindistasite eelmine õhtu või te kirjutasite ka eelmine õhtu? Lindistasime demo lihtsalt ja biidi jätsime, aga mõtlesime, et okei, meil ei ole midagi muud, me peame tegema. Aga te kirjutasite ma ka eelmine õhtu? kirjutasin ikka, mul ei olnud sõnu üldse. Ja ei olnud kirjutatud, jah. Vanad tulid soojade saiadega tulid su hip-hop pargile. Kusjuures jäänudki, tal mitu korda jäi meelest ära see. Keegi ei pannud seda tähele, aga ma ei ole väga kuulnud, et keegi rääkis, aga jaa, kui me seda ühte laulu tegime, mul jooksis juhe keset laivi korraks täiega kokku nagu ja vaatasin Hansile otsa ja vend vaatab mulle otsa ja Piit lihtsalt käib seal lava ees. Ma näitan talle, et sinu kord vaata. Ja ma olin, okei, minu kord. Siis ma hakkasin midagi laulma. Ja tekst ei tule lihtsalt meelde. Polnud õrna aimugi, mida veebile õhtu tegime. Aga tuli kuidagi ära, keegi pannud tähele, et improviseeris. Teil oli, õnneks oli see, et ma olin taga ja kui vaikus oli, ma teadsin, et nüüd on scratchi koht, vaata. Ja kõik mõtlesid, et võib-olla nii peabki olema, vaata. Noh, et see oli ka see võib-olla, et mina isegi ei saanud aru, et teil midagi perse läks. Ega ei pannud tähele. Tõmbasin scratchi peale ja vanad vaatasid, et väga okei. Kristo küll vaatas mulle nii tuima näoga otsa. Ei, ma jah, täiesti friisisin ära seal korraks. Ei no, aga see on nagu veel eriti kõva värk, et tulevad soojad saiadega ja tõmbab nagu kraavi ära veel, vaata, ja siis komberdad uuesti tagasi raja peale, vaata, et noh, see näitab veel kõvem, noh, et sitked vanad riski, jah, vaata. Ja jube pohhuism oli ikka sees. No see on järgmine asi, et see liikumine, noh, mina häbenen, noh, kuidas, noh, mis ma nüüd siin, noh, kuidas ma ikka siin ja mis siin, noh. Mis mina ja mis need naabrid pärast arv, noh, ühesõnaga. Aga teil oli nagu, et davai, bring it on, rice suckers, nagu, et teeme ära riskit. Oota, sina kirjutasid eelmine õhtu siis või? Ja siis... Mina kirjutasin eelmine õhtu ja siis ma mõtlesin Kristole, mida me teeme, vaata, et me oleme niisama lulli lasnud lihtsalt. Ja mul oli mingi tekst ikkagi olemas, aga noh, pool laulu sellest oli ikka kirjutatud selles koha peal. Aga su eelmisel õhtul kirjutatud need asjad, kas sa nagu, vaata, sa nagu proovisid neid läbi enne laivi või kuidas sul need pähe jäid või sul jäävad kohe pähe või? Ei no, mul tavaliselt jäävad suht kohe pähe, aga lava ees võib ikka mingi hirm tekkida ja siis noh. Ega ei harjutan küll väga. Aga no see oli esimene live ka. Äkki just 15 minutit enne laivi käisin selle teksti 8 korda üle võib-olla ja siis oli kus 2 lavale või midagi sellist ikka, ma arvan. Karmid vanad. Aga tuli välja. No. See on tegelikult jumal okei, sest et kurat näinud küll ülepõdejaid, võib-olla neil on, noh, kes vaatavad veel enne laivi kõik sõnad enamus ütleks isegi võib-olla. Aga sellest nagu ei ole tolku, sul on ju niikuinii need sõnad peas, vaata, ja see pigem tõmbad krambi enda lisakrambi sisse sellega veel, kui niimoodi paned üle selle prepiga. Ei olnud tegelikult nagu siukest erilist survet selle peal tegelikult. Jube naturaalselt võib-olla. Okei, no jah, esimene live. Ei no ikka, mingi närv oli ikka sees, aga see oli see pohhui, nagu lähen niikuinii sinna lavale. Tegemata ei jää. Ei no oligi, keegi ütles ka, vist oligi sina Mäkki või oli Jops ka ise, et kui lähedki sinna kuradi lava peale ja oledki seal krampis, no siis on rahvas ka ju krampis. Et sa seisad seal nagu, mida ma teen ja siis rahvas mõtleb ka, et kuidagi ebamugav hakkab. Vaata. Nii on, see kandub edasi. Mis see vana sa nüüd teeb siis nagu, mis, noh, et see poolik vaata. Teised lähevad ka krampi, see on nakatav. Te ehitasite vägevalt, seda oli väga tore näha. Ja see oli pärit rahvast oli, noh. Jah, ei, veel kord, väga vinge üritus. Ja vinge esitlus, jah, et mina natuke vanem kui teie, mina ei tea, millega te tegelete ja mis teil seal toimub. Kuidas nagu siukse räpi kuulajaskonnaga praegu on? Ei no selles mõttes meil on kuulajaid küll, muidugi vähe, aga enamus on nagu, kes teavad meid ja kes edasi nagu share'ivad kogu aeg, nii et meil on passiivselt inimesed, kes jagavad meie muusikat. Okei, et rahvas nagu kuulab siukest kraami. No ikka kuulab. Noored kuulab praegu. Oota, aga mis mussi noored muidu kuulavad, te oskate nagu öelda ka või? Ei no päris old school'i mitte, nad kuulavad pigem nagu meie pärast seda, et nagu noh, et meie tegime selle ja me oleme tuttavad võib-olla neile. Supporti aga, nagu siis, jah? Supporti selles suhtes see küll. See on vägev. Jah, aga muidu nad kuulavad ikka New School'i.
aga ma olen neile öelnud küll, et hakka nagu old school'i kuulama. Või muidu. Ise arvan, see on mingi, kuulevad seal, mis nad seda siristamise kraam. Mingi trilli ja mingit popmuusikat, mis ma ei tea, mulle endale ei istu. Okei. Aga kui suur see nagu teie see meeskond või ütleme see crew on, kes teil need supportijad ja asjad ja vennad ja värgid? No tegelikult on palju. Päris palju. See on väga oluline, sest et jah, kui me tiipi hakkasime käima mängimas, siis minu support oli Jorma ja Jorma support oli mina. Aga toon ühe asja välja. Ma tean, et on rohkem vaatajaid, kui on follower'e. Nii et, kes kuulate meie muusikat, pange follow. Jah, mis asja? Mis arvad, ma ei näe või? Mis arvad, ma ei näe? Me näeme, meil oli SoundCloud see pro, vaata. Kõik on olemas. Kõik on kirjas. Data on olemas. Data olemas. Mis see teie see põhikoht on, kus teil mussi on netis? Mis see teie siuke? SoundCloud. Aga hetkel ei olegi väga muusikat veel välja pandud. Aga küll tuleb. Aga siin saates me kindlasti laseme mõnda väikest demo. Ahaa. Igal juhul. Mingid demod siin on. Need on faktid. Need on faktid. Jah. Ja siis vaata, kuidas meeldib. Lääne keeles ei ole mõelnud mingeid lugusid teha või? Midagi nagu võiks teha. Kuidas selle aktsendiga on? Seda ma üritangi fiksida, sest kusjuures ma oskan paremini kirjutada, paremini teksti kokku panna inglise keeles, kui ma oskan eesti keeles. No eesti keel on natuke keerulisem. Jah. Sellepärast ma muretsen oma südant küll, et noored ei taha üldse eesti keelt enam. Ei taha. Eesti keel jääb peamiseks muidugi, aga ta on inglise keelt ka proovida. Ma võin ju mõlemad teha ka samal ajal, keegi ei keele, sest inglise keeles on võib-olla, ma suudan rohkem muusikat teha selles mõttes. Aga võtta, ongi, mul ei ole võrdlust, et teie panete nagu inglist sama hästi kui Eestit on ju suur tõenäosusega. Nojah, võib-olla isegi inglis poleks paremini. Okei, aga no enam-vähem nagu. Aga miks siis on inglise keeles nagu kergem? Kergem, jah. See on sellepärast, et inglise keeles on nii palju rohkem sõnu, mida saab kasutada. Okei. Sünonüüme nagu rohkem siis? Kõike, ma ei tea. Ja eesti keele nagu struktuur on ka nagu palju raskem. Palju rangem kuidagi, jah. Vaat ma olen ka täheldanud seda, et enda nagu lugudus ka, et ta on kuidagi eesti keele, see orja värk või kuidagi mingisugune see endas hoidmise värk, et maru konkreetne on kõik, et sa saad nagu tegelikult mingi 5 sõnaga saad mingisugused kogu mõtte põhimõtteliselt kokku võtta, et hakkad lugu tegema, mul on mingi korralik mõte, esimene rida vaatad, ongi juba tegelikult ju öeldud, et te olete lindistanud ka inglise keeles, või? Oleme kusjuures. Oleme. No kaasas ka on, või? No tegelikult võib-olla isegi on. Ja kas see oli Terror Boysi nime all veel või oli see juba inspektorite nime all? Jään vastuse võlgu. Jään ka vastuse võlgu. Aga ka ei oska kindlasti öelda. No aga vibe oli sama reisk, jah? Aga see oli kindlasti parem kui see esimene lugu. Jah, kohe kindlalt. Aga te hakkasitegi kohe koos mussi tegema, nagu eraldi ei teinud, et... Ei, no mina olin natuke ennem teinud... New School Rap. Ja New School Rap. Seda siristamist või? Seda siristamist natukene katsetasin rapiga ja siis tegin ka nagu mingit süntmuusikat, mingit... Noh, tead küll. Tean. Produtseerisid seda asja? Ja, no produtseerisin seda. Davai. Natuke lahedalt. Teid seda New Schooli. No näed, nüüd mul on see loom sisse loodud, vaata, et vana kool. Õige. Aga kuidas te üldse nagu tuttavaks omal saite ja rääkige seda ajalugu ka vitsi? Esimesest klassist ja me olimegi kõige suuremad vihavaenlased üldse. Päris tõsiselt. Paite lõuga ka üksteisele. Me panime lõuga iga päev üksteisele päriselt. On vähe öeldud. Päris ausalt. Päris ausalt, iga päev, kui me olime üksteisega, nagu koolis nägime üksteist, kohe läksime kaklema. Ja me olime klassikaaslased, see oli eriti jube. What? Aga mis piif teil oli siis? Ma ei tea. Põruad jälle või? Ma ei tea. Me pool aega suhtlesime ja pool aega tampisime üksteist. Ja nagu ikka päris korralikult, et mul on selline asi, et ma siin käin haiglas vahepeal enda seljavaluga, et kurat, see võib täitsa olla sellest sajast saadik, kui me mineviku need või? Ansoniga kaklesime, kuna mäletan küll kordi, kus tema oli minust ikka 2 korda kentsakam tegelikult, ma kaalusin seal suht vähe ja ükskord seal ikka võttis mind inkatunnis, mäletan, võttis mind kuradi selja peale ja viskas mind mööda lauda ja kohe nagu WWE style, Mis see tähendab? Wrestling. Võttis õla peale põhimõtteliselt ja hüppas nagu koos aga siis laua pihta ja ma käisin seal seljaga kraksti raisk. Meil on mitu raamatut neid arsti
ja arsti kirjasi, vaata, mida nad panevad kirja, vaata, kui midagi juhtub ja me kogu aeg lõime pead vastu seina ja ei, kogu aeg lendasid. Kooliarst või? Kooliarst ja need on seal digiloos olemas ka nüüd? Võib-olla on. Kusjuures naljakas lugu. Ma mõni aastad hiljem, ma läksin sealt koolist ära, tegelikult me visati välja sealt, kuna see kaklus läksime seal liiga suureks, aga... Omavahelise kakluse pärast visati välja või? Ei see oli üks osa seal. See oli üks osa, seda oli veel seal. Teistega sai ka kakeldud? Ei mitte selles suhtes, vaid teisi probleeme. No ütleme niimoodi, et päris ulakas kunagi. Nii hästi visati välja või? Päris ulakas. Üle meelik ühe sõnaga koolis natuke. Aga mingi aasta või 2 hiljem, kui ma koolist ära läksin, ma käisin seal huvi pärast selle veel medõde juures ja küsisin nende arstikirjade kohta. Ja tegelikult on see, et tal on niisugune suur mopp, kus on kõik need kirjad vahel ja saad ühe inimese kohta on 1. Tavaliselt on see, et sealt ühes sa saad mingi nii palju, kui siuke väike tilgakene täis. Mul oli 2 suurt raamatut. Ja ta ütles, et tal ei mahu ära see, sest ma käisin iga päev, mingi 2 korda vähemalt. Ai, mul pea valutab, ai, mul on mingi kont katki. Oi jumal küll, ma seal, siuke lugu on ka, kus koolis lõin ütte poissi nii kõvasti, teises klassis ka murdsin oma käe ära. Mitu korda trepist alla kukkunud koolis, tal on mitu korda kiirabi järgitud, ta oli lihtsalt täiesti... Tegelikult ka ja ninaluu kukkusin täiesti sodiks teises klassis. Ja see on real story. Ja mul oli käinud valus lihtsalt nagu kuuled. Ma lendasin... tekki peale võtta või midagi niisugust. Jooksin ja ma mõtlesin, et ma jooksen ümber siis koolimajas sees, jooksen ühe tiiru. Ja jooksin ja trepist alla ja lendasin teise korruse trepist alla peaga vastu kivi äärt ja oligi täiesti puruks. Ja just paar päeva enne seda olin saadki käe kipsi sellepärast, et lõingi poissina. Aga see käekipsi lugu, et seal see medõde ütles mulle selle peale, et ei, sul ei ole midagi viga, andis mulle sõetableti. Ma juba tean. Õige. Ta täiesti ulme. Ma läksin vahepeal nagu palavikuga sinna ja ainukene asi, mida ta andis mulle, oli sõetableti. Õige. Oota, aga kus te siis Pait Lõuga, millal te siis sõpradeks saite või nagu üldse saite? Ei me olime üksteisest nii kaua nagu eemal lõpuks. Ja mitu aastat kuskil siis? Kaugel. 2 aastat, kindlasti 3 äkki. Ja nagu Kristo arvas, et nagu meil oli viimane probleem oli järgmine probleem, vaata. Siis me olime veits juba vanemad ka, aga siis pärast kui aeg möödus, siis ma mõtlesin, et kurat, tegelikult oli temaga ikka päris lõbus, vaata. Ma kirjutan, mis tal oli, vaata. Ma kirjutasin talle, siis ta ütles, et ma lootsin, et sa kirjutab mulle üks päev, vaata, et ma julgen sulle kirjutada. Ja siis see oli ainuke fun ka koolis. Ja tegelikult oli see, kui ta kirjutas mulle, siis ma mõtlesin seda, et ta tahab lihtsalt minuga kokku saada ja jälle mulle peksa. Kuna ma teadsin, et ta on kaval vend, vaata. Oota, aga siis sa hakkasite suhtlema ja siis... Ja siis lihtsalt oligi, suhtlesime ja üks päev lihtsalt oligi, teeme laulu. Võrratu. Ja teil oli juba tehnika olemas siis? Minul oli tehnika olemas. Ja sa tegid varem juba ja lindistasid ka varem? No ja lindistasid. No seda uue kooli Sirin. Seda jah. Ja mõtlesin ta produusi, et ta lindistas ka ja davai. Ja see on täitsa nagu oma stuudio mingi spot. Pigem jah. See oli väga hea, et tal oli oma stuudio olemas. Muidu ei oleks üldse nagu muusikat, vaata kõredi saanud alustada. Ja see ei olnud nagu, kui mõni vaataja siin mõtleb, et mul kuskil siin köögilaua taga on mul läpakas ja siis Focusrite'i pult ja mingi mikker, siis see oli ikka natuke veits rohkem proper. Ta eksib, kui ta nii arvab, jah? Munakarvid olid seinas ikka. Munakarvid olid seinas. See on see top class. Saangi küsida, kurat, see stuudio jutud mul alati väga meeldivad. Ja kurat, küsin seda vanat tead, et milline üks õige stuudio olema peab? Ja kas sul on see olemas ja selgita, mis sul seal on ja mis seal olema peaks? Kas ma selgitan enda equipmenti või? Selgita kõigepealt seda siis, jah? Jah, räägi, mis sul on ja räägi siis pärast, mis filosoofia, mis peaks ühes õiges stuudios olema? No, minu arvast. Ma ei tea, alustame mikritest. Näiteks mul on 2 mikrit, mul on Rode NT1 5. generatsioon ja mul on LCT 240 Pro. LCT-s ma saan nagu siukest, ma ei tea,
toome automarkide peale üle LCT on nagu Volkswagen ja Road on nagu, ma arvan, kas siis Mersu või BEM. Ahah, et ikkagi, ja see Volks on ka uue maja. Aga Volks on ka norm. Uue maja Volks on ju. No jah. Volks on tööloom ju. Tööloom tegelikult, ja väga hästi töötab. Ta on nii tööloom, aga ka presidendid sõidavad. No Volks on natuke üldine kah, vaata ja vist. ongi, sellepärast ma tahtsingi, et kas seal vajaks veel mudelit. Okei, ühesõnaga ikkagi nagu siuke üle keskmise head maigid. No jah. Nii, ja edasi. No siis on vaja pulti ka nende asjade jaoks ja puldiks on mul tegelikult lavakontserdi jaoks hoopis tehtud Behringeri TX2000 USB, see on päris suur, see on nagu ikkagi mõeldud lavatöö jaoks, aga ma kasutan mikrit lihtsalt, et sealt saada. Sul on mingi 24 kanalit ja paned ühte mikri, jah? Jep, ja põhimõtteliselt niimoodi ongi, jah. Nice. Ja mõned efektid on ka seal võimalik, ei ole, või ta on vanem? On, aga pole veel kasutanud tegelikult. Seal on vaja see hoopis teistmoodi teha. Ega ei peagi, aga ma lihtsalt, et noh, mis see võimekusega nagu selles suhtes. Muidu saaks küll, jah. Ikkagi digivult on ju, mitte mingisugune kuradi... Analoog on ta. Aga ekraanidega ikka? Ei. Ahaa, ikkagi siis ta on ikka vana, kurat. No veits vanem. Ei pruugi vana, see on ka, vaata, samamoodi saadad ju outputi arvutisse. Ei, nagu ta rääkis suurest lava sellest, siis mul no ta ei ole päris nagu see lavatekk. Viskas mingi 90-ndate mingi... Mõtlesid suurelt kohe, jah? Ja, mõtlesin mingi siuke. Nii. Nüüd jõuame kindlasti väga oluliste asjadeni, mis on monitorid. Monitorid, nii, mul on tegelikult 2 süsteemi ühes. Mul on üks bassisüsteem, kus on nagu eraldi subwooferid ja siis mul on monitoriteks tegelikult lavakõlarid ja need on HK Lukas igivana komplekt, mingi ma arvan 90-ndatest või, siuke vanakooli värk. Need olid tegelikult antikambiste vana lavatuuri kõlarid minu arust, kui ma nüüd õieti mäletan. Parasid ära kuidagi? Ei, ma sain läbi tutvuse need, aga kurat, need mängivad... Kõlab nagu varas. Need mängivad no ikka chef kvaliteeti, no ikka väga kõvad mängivad. Ja siis on mul kodukinost on võetud 2 mingit towerit ja sealt on tsupakad. Do it yourself mingi system. Mul on kõik do it yourself, noh. Täisspetsialist. Ma veits ikka nokitsen seda. Nii, ja viimane sellest plokist, isolatsioon. Stuudio on kaetud vaipadega. Tavaliste põrandavaipadega. Siukestega. Väga hästi. Ja mul tegelikult oma puuf on ka ja seal on full isolatsioon tehtud. Mis see puuf on? Recording puuf. Kapp. Ja. Ja see on trepi all ja siis seal on ka tehtud kõik isolatsioon. See on nagu meie jalgpallas. Travnoie! Oota, aga see stuudio on siis maapinnast allpool või? Jaa, see on kusjuures maa all. Okei. Ja kas see lõhnabki ideaalse stuudio järgi? Ühtegi akent ei ole, ma oletan. Akent ei ole? Ei ole, jah. Ei. Väga õige. Seal mingi hais sees on, proovi seda välja saada. Ja tegelikult... Kõlab nagu õige stuudio. Panen ka tegelikult selle cherry on toppi panen ka siia, et noh, vahest seal läheb ikka päris keevitamiseks, et vahepeal võid käia ja võtta väikse leili sealt saunast ja käia kusel seal ära ja siis käia hüppad dušikülma alt läbi. Päris sauna või? Ja päris saun on stuudios. Saab kohe minna või? Stuudios on päris saun, jah. Okei, no sul on ikka reitsid tingimused. First class. On. Peab seal hakkama saadet tegema või? Just, teeme sauna. Sauna õhtu. Ja ongi. Otse reportaažid saunast. No, seal on tegelikult seda equipmenti on ka ikka natukene, noh. Suur on ka see. Aga arvatavasti on see, et peab kolima. Peab kolima või? Peab kolima, jaa, kuna naabrid on ikka kurat kurjad. Nad ei viitsi seda boom-bappi kuulata. Seda oligi arvata, et nii hästi see ei saa. Et see kõlab liiga ilusalt. Mingi käts peab olema. Mingi jamps peab olema ja tuligi välja päris suur jamps. Aga uue stuti koht on tegelikult ka siuke, olen juba vaadanud. Ja kurat, seal võib ka juba päris norm. Hea küll, sauna ei ole. Sauna ei ole ainukene miinus. No ja saab küll loobuda tegelikult. Teil on nagu 0 punkt on teie jaoks päris, ütleme, väga kõrgel. Et me enamus ei jõuagi sinna, et saun ja stuudio koos on. No sa pead tegelikult panema prioriteedid paika, et küll, mis sul nagu seal siis vaja, mida sa tegelikult tegema lähed, kas sauna või siis mussi nagu. Absoluutselt.
aga no lihtsalt, et nagu oma aega seal samas alas pikendada, et see saun on hea, et vahepeal saad vaheldust, et ja jätkata järgmist ööpäeva stuudios või mis iganes aega. Kuidas praegu selle loomeprotsessiga on? Kui tihedalt kirjutate või midagi loote või? Ei no, vaata, me oleme vahepeal jälle distantsis olnud, siis me ei ole saanud nagu lindistada, aga meil kirjutatud on. Palju seda on? No see jääb ikka tulevaseks vaateks. Aga noh, mingi mitmed lood. Lood on ikka mitmeid. Ikka mitmeid. Selge, suurusjärk on teada, et nüüd on vaja lihtsalt stuudiot hakata rammima. Ja kui tegelikult natuke juurde teha see väikest nuputamist, siis tegelikult mitmes loos saab päris mitu lugu veel. Ja. Selles mõttes, et me ei taha praegu sellepärast kõik välja lasta, sellepärast me tahame fikseerida mingid kohad ära vaata, et me areneme protsessis, me tahame ikka head muusikat toota, siis peab vaeva nägema ja peab fikseerima need tekstid nagu. Ja kui laulu ära teeme, siis me ikka natuke aega ootame ja vaatame, kuidas see age'ib, kas see age'ib nagu fine wine või ei. Aha. Oota, teie jaoks on siis see teksti sisu on tähtis või? Et no tegelikult on, vaata, me üritame seda arendada, sest me teame, et kõige parem see ei ole veel, aga arengut on ja siiamaani areng tuleb. Mis ma seal tühja räpin? Ei no lihtsalt ma niimoodi võtan sellise üldsuse arvamuse, et tänapäeval eriti nende tekstide peale keegi tähelepanu ei pööra, et ja siis nagu selle nurga alt mõtlesin, aga teie jaoks on see ikkagi, sisu on nagu tähtis ju. Ikka tähtis. Midagi pead ütlema nagu, jah? No midagi võiks ikka öelda, jah. Mingi point võiks olla, mida proovid üle saada. Davai. No õige, jah. Oleks me ka nii targad. No küll me jõuame selles suhtes. Ei, me küll, jah. Küll me saame. Jah. Kuule, teeme vahepeal väiksed kuulajate küsimused. Aga lugu ei lase vahepeal või? Teeme selle väikse rubriigikes ära ja siis laseme lugu. Sul on telefon praegu käekõrval või? Vaata, ma võtan ennem endalt. Võta ennem. Keegi küsis, kus selline nimi vist juba käisid ära. Selle juba, sorry, aga võib-olla uuesti öelda, et selle mõtles välja teine isik. Doktor Kaha vist oli. Doktor Kaha, jah. Ta on siis ristiisa inspektoritel. Ja siis kusel käigul mõtlesime, et see on päris okei. Siis sai tempel alla. Nii, millal uut mussi kuuleb? Varsti. Väga täpne ajastus. Ei oska väga täpselt öelda. Ühesõnaga midagi, ütleme, netis scheduled ei ole. Praegult ei ole, aga on tulemas. Üks laul on kohe kindlasti varsti tulemas. Oota, aga teeme selle asja nagu, paneme meile suurusjärgu paika, see aasta on see tulemas või? Ikka. See on arvan nagu järgmise kuu või 2 järk juba. Vot see piisav. Kuu on võib-olla, ma ei tea, mis sa arvad, kuu on äkki palju juba või? Oota, selle laulu väljalasmiseks. Selles pool aastas ühesõnaga. Kuu on, ma arvan, liiga palju tegelikult. Kuu on liiga palju, ma arvan, selle lauluga. Veel täpsem. Nii et jah, sinna. Very soon. Kuu on päike. Nii, kus selline nimi? See on sama aine põhimõtteliselt jälle. Nime küsimused tulevad. Nime küsimused, jah. Nii, miks otsustasid just eestikeelset boom bappi tegema hakata? Sellepärast, et boom bap on ainukene true valik. Kas see nagu filosoofia läheb ka teile korda? Kogu see tänava, graph, dance. Need on kõik nassid, Kurasi mina ütleks, et boom bap, true rap and that's true that, noh. Aga kuidas teie see kuulamine alguse sai, et mis ütleme räpi sees siis või võite ka üldse, mis mussi te üldse kuulama hakkasite ja kuidas te siis selle boom bapini jõudsite? Mina kõige algus mingi väiksest saadik, ma arvan mingi 7-6 kuskile sinna kanti, kuulsin Logicut ja Logicust ma hakkasin kuulama NF-i, kui keegi teab. Muidugi ka seda Eminemi ma rockisin juba, ma arvan, 2-aastaselt. Okei. Aga kus boom bap jäi? Ja boom bap, ma arvan, tuligi kuidas Eminemi poolt, ma arvan, sealt hakkas nagu looma see, siis tuli juba see gangsta rap ja... Logicul on väga palju boom bapi taustasi. No jaa. Ma isegi ei ole Logicut niimoodi kuulanud. Logicut ma kuulsin päris palju. Erinevaid, ta nagu laveerib seal. Ja. Tal oli ta, et kuradi need... ta räppis vahest ülikiiresti ja pani ja see täiega jäi külge mulle kindlasti, mul räigelt meeldis, see õppisin kõik laulud pähe ja... Mis aastas oli? Kurat, see võis olla mingisugune...
2014, 2015. mis on sul mingi Logic, on sul mingi album või mingid lood, mingid siuksed? Mis mul meeldib või? jah, The Shit. Kurat, nimed enam mul ei tule meelde, aga kindlasti on ikka on. Okei. Nii, oota, kuidas siis sealt edasi läks? No, mida veel? hakkasin leidma gangsta räppi. Seda, mis West Coast ja East Coast ja okay. tegid seal. Siis mingi NWA ja Tupacid kindlasti on ju. Ma väga nagu inglise räppi ka enam ei kuula, nüüd pigem Eesti oma. Pigem Eesti, nüüd on ja Töökoda on number one, keda ma kuulan. Tegelikult. Aitäh. Te nüüd ei kuula Eesti räppi või ingliskeelset räppi ei kuula üldse? Ei kuulan ikka, aga ma miksin sisse, aga ikka Eesti räppi kõige rohkem. See on nagu kõige suurem osa. Ega ma ka vist väga inglise räppi ei kuule. See on pigem see, vaata, kui autos sõidad niimoodi teiste sõpradega, siis käib nagu New School või nagu tänapäeva mingi räpp, näiteks Future või kes iganes. Aga ja sükest ikka, jah. Future on väga nice. Future on väga nice. Oota, aga see, et Eesti värk, kas see on nagu ka nagu, et see on nagu see skene toetus ja missiooni tundest või lihtsalt Eesti räpp meeldib lihtsalt? Alguses oli see, et Eesti räpp tegelikult ei meeldinud. Jah? Tegelikult ei meeldinud. Siis sa ei teadnud õigeid laule, mida kuulata. Ei, ma ütlen nagu enda kogemus nagu kunagi ammu. Mulle meeldis Eesti räpis. Kelle ma esimesena Eesti räpis leidsin, oli nagu päriselt leidsin, kelle ma hakkasin kuulama, oli Asma tegelikult oli Asma. Ja ma arvan, sealt hakkaski, aga alguses ainukene inimene, kui suutsin kuulata, oligi Asma, sest kui ma mingit teist kuulasin, nagu tollel ajal kuulasin näiteks Suurpapat, mulle ei meeldinud see. Ma ei tea millegi pärast, ma olin nii tatt, ma hakkasin cringe'ima selle peal lihtsalt. New School. Mulle ei meeldi, ma ei tea, mis see oli, aga praegu suudad seda suure papasja väärtustada. Nüüd, kui ma kuulen, siis mul on nagu austus tegelikult ka. Palju raskem on ka seda teha, kui mingit New School asja. Ega seda ei ole väga lihtne teha. Seda ma räägin, pead natuke mõtlema, eesti keel on selline. Kuidas sinu kuulaja teekond on olnud? Mis mõttes kuulaja teekond? Kuulamise, ütleme avastamise, musa avastamine, et nagu kuidas sa leidsid räppi, kuidas sa sinna praegusesse hetke nii-öelda? Ma arvan, et ma lihtsalt võtsin YouTube'i lahti ja ma hakkasin lihtsalt scrollima neid uusi, tahtsin muusikat leida, mida kuulata ja siis lihtsalt niimoodi käisingi, skippisin songe. Kes need esimesed võisid olla? Ja komistasid seal räpi peale ühesõnaga. Big L esimene, Easy E, siis tuligi. Nende peale sa kohe esimesena sattusid siis. Ei, ma ikka sattusin, ma otsisingi õigesse kohta kohe. Sa sattusid kohe ja sul nagu joppas selle koha pealt. Big L nagu suurepärane aluspunkt. Kõik nagu selles kogu filosoofia tegelikult. Ei sellepärast, et ma kuulasin nagu ikka type of nagu gangsta räppi niimoodi, vaata, siis sai juba soovitusest tuligi, vaata, kui ma hakkasin nagu muusikat uurima, siis tuligi kohe nagu Big L ja need kohe niisugused old school räpparid. Nii. Davai, aga nüüd hakkame uurima küsimuste plokk, vabandust. Ühesõnaga, vist saime vastuse? Saime vist küll. Küsimust ei mäleta keegi, aga jah. Kas on plaanis album ka välja anda? No ikka, aga sellega läheb veits aega. See või järgmine aasta või? Ei, selles mõttes, et selle kohta on ikka väga palju küsimusi, et suts aega. Sellepärast, et me tahame nagu head albumit. Ma küsin ümber. Tahe on peal seda teha, jah? Tahe on. Suund on vähemalt. Tuleb. Tuleb, ära muretse. Ärge kusenge. Nii kaua kuula seda. Kuna teie album välja tuleb, jah? Mitu albumit ise teinud oled? Jah, mitu laulud ise olete teinud. Siit tavarist tee üks lugu, kurat, siis tuleme kuule. Siis tule ütleme. Seda ma ootasin. Et see FL endal alla, vaata, kus sellega hakkama saad kõigepealt. Või Nikoki ka ei ole. Nii, mis te Sillast arvate? Sillast. Millisest nüüd siis? Ütleme, ma saan aru, et ikkagi uuest Sillast. Pärnu uuest. Ma mõtlesin, et räägitakse siin Siljast. Ei sellest Sillast ma arvan nii palju, et lubadused olid palju kõrgemad kui tulemused. Kuradi värdjad, jah? Olid ka või? Olid ikka, jah. Seal pidi 2 kaart olema. Ma arvan, et pool sellest rahast läks. Te räägite sellest, seal oli 2 projekti ja et see kallim projekt ei läinud läbi, sest et pappi ei olnud, te mõtlete seda? Võib-olla on, jah. Pappi ei olnud, ma arvan, jah. See on bullshit. Arvate, et meil on nii palju pappi, et saaks teha, mis silla tahame, jah? Ei Kurat, Pärnu nüüd nii rikas ka ei ole. Aga kurat, vaata makse ju.
maksud on ikka seda suht jaa, aga suured. need lähevad sinna riigikassasse. Mul on siuke suur kahtlus, et me liigume praegu teemast Poliitika üle väga kiireks. eemale. Tõsi. Et ühesõnaga sillast väga hästi ei arva. ei, selles mõttes, et sellest, paneme selle teema kõrvale. Sild ise on väga norm. Et see koht, kus ta on, et üle saada, minu arust on viimase peal. See küsimus tegelikult on natukene nagu valel ajal küsitud. Ma alles siis saan silla kohta midagi öelda, kui ma olen seda tarbinud esimest korda. Jaa. Siis saab öelda. Pärast pead mingi kuradi sillamaksu seal maksma iga kord, kui üle käid, vaata. Või istub välja, et varisemisohtlik ei saagi, jääbki ära, ega see võib ka veel õhus olla. Tuleb uus ehitada. Või jääbki sinna lihtsalt tühjana seisma. Võtan järgmise küsimuse. Nii, kuidas noored oma vaimset tervist hoiavad? Kes on... Okei, see on üks küsimus, jah. Pärast teine on täitsa teine. Okay. Hästi. Natuke konteksti ka. Siin meil on niuke reegel siin üldiselt. Meil on vaja põhjendusi ka ikkagi. Okei. Kuulake Boom Bap'i, see mõjub teie tervisele väga hästi. Vaadake, et õunad ja porgandid on kõik söödud ja peskambaid ja... Just. Ja käsi, minu poolt ka üks soovita. Kurat, vahet pole, see ei ole vaimse tervise alla ei lähe. Ütle nüüd, noh. Et kartuleid ja käsi samas kraanikausis ei pese. Jah, täpselt. Ei mis vaimsel tervisel... See on füüsilise tervise huvides rohkem. Ütleme niimoodi, et üks ikka on raske. Aga kuidas seda vaimu hoiata nagu? Kuidas seda vaimu virgena ja tervena ja kuidas see praegu, maailm on raske on kõigil. Süksest elust tulnud, et ära anna alla. Ma ei saa alla anda ju. Vot, et selle hoiata vaimu sellega, et lihtsalt ei saa alla anda. Ei saa alla anda. Väga õige tegu ja hea vastus. Mis mõttes? Jaa. Nii, sai vastatud ja... Nii, juhatus, jätka küsimuste esitamine. Kes on unistuste artistid, kellega collab'i? Enne, et saaks collab'i teha, peab veits arenema nende inimestega, kellega me soovime. Aga kellega tahaks? Nii, mõtleme. Kindlasti need Eesti suuremad räpparid, Manipulated Minds, kellega veel näiteks Asmaga, Hanf Kungiga, ma tahan reaalselt Kosinaki ja Seaduskuulekusega teha, nad on nagu minu personal nagu favorite rappers sealt nagu rappers. Hanf Kungist, aga kindlasti kõik on Hanf Kung klikis head, kindlasti. Aga lihtsalt minu personal favorites on. Suure papaga võiks ka midagi teha, võiks mingit ladumist teha. Aga sinna läheb aega. Head soovid. Aga võib mingi välismaa artistid ka siia panna või? Muidugi. Näiteks välismaa. Mis sa tahaks? Välismaa oma. Algus hakkame ingliskeelset räppi tegema ja siis räägime. Ei, aga nagu ma ei tea, selles mõttes, et mina mõtlen, kellega ma tahaks kindlalt teha kunagi tulevikus. Future oleks äge unistus. Ta on juba Crampsis prolli. Mina ütleks Future oleks juba äge unistus. Üks producer on, kellega mina tahaks. Unistus on hea. Ei, unistustel on see komme, et nad hakkavad täide minema. Uniste suurelt, vaata. Nad hakkavad täide minema. Future ja mina ütleks, et üks producer on ka, kes on 808 Mafias. Max Loret, temaga ma tahaks kindlasti midagi teha. Tavai. Nii, kuidas tüübid kokku said? Okei, see vist käis läbi. See käis läbi, ja paid lõuga ja siis leppist ära. Jah. Kiire meenutus. Ma ei tea teist sukest. Siis tuleb sõprus, mis ei hävine kunagi. Vot tundub küll niimoodi, et aga ma ei tea, kas vaatajatele ka soovitate seda stiili, et kui... kõigil on omad viisid, vaata. Ei, ma mõtlengi, et teil on päris äärmuslik, aga suur tõenäosusega tugevasti koos nagu. Nii, juhatus, jätkame või? Pargis live oli meeldejääv ja bänger. Kus mehed lavale astuvad? Kus veel või? Jah. Tallinnas on isegi ühe mu tuttava poolt võib-olla võimalus meil esineda. Täpselt seda kohta ma veel ei tea, aga räägime sellest ja kindlasti anname teada, kui tuleb rohkem informatsiooni. Hip-hop pargis oli ka ju kokkuleppe juba olemas. Hip-hop pargis kindlasti tuleb. Ja ma arvan, et seda Wunderbaari tuleb ka. Ühesõnaga, hip-hop pargis on suht kindel. Ja need on kõik see aasta toimumas. Jah, jätke meelde. Nii, mis Graf sobiks uuele sillale? Kas ise ka värviballoone pigistate? Ei, kuna see on illegaalne ja punkt. Ja rohkem ei soovi. Siin on seaduse silm. Jah.
ei, Graph, ma ei tea, Graph on äge. ja seal oli veel midagi. Seal oli, et milline oota, mul läks nüüd siin lappama. Milline Graph sillale sobiks? Inspektorid. Inspektorid. Ja töökoda. Inspektorid. Hea vastus. Oota, aga ma saan aru, et teil nagu seadusega teie pahuks siis see nagu... Ei, me oleme korralikud. Ei, muidugi. Ei lähe, jah. Tublid. Väga tublid. Nii, minu poolt viimane küsimus. Kes oleks 3 Eesti mitte hip-hop artisti, kellega oleks soov koostööd teha tulevikus? Aga kurat, te juba vastasite seda. Ma räägin. Juba tuli läbi. People juba know. Kuule, aga paneme ühe loo ka siis vahepeale. No paneme ühe loo. Ja Savka küsimused on ka meil veel ootel. No meil on asju ja vaatame, mis saab. Ma panen kohe lugu. Mis lugu on? Ja te võite mingi väikse eeljutu teha, et what's the deal? Rääkige oma lapsukesest. See on see Rek 2 Kristo edit. Paneme Rek 2 ja minu edit. Okei. Või paneme check-checki? Ei no jõuab teisega panna. Kas selle loo nimi ongi Rek 2 või sinna tuleb pärastpoole tuleb mingi... See on nagu nii värske alles, et jah. Kui värske see nüüd on siis? Üleile. Mingi üleile. No ikka ka suht soe. Ja mingisugune kell 4 öösel minu köögis. No see on peaaegu juba täna. Aga teil seda stutsi enam pole praegu alles? No stuts on praegu ära kolinud. Aga seda praegu te ei kasuta seda sama ruumi? Praegu me ei kasuta seda sama. Praegu olete kodutud või? Jah, selles mõttes küll, jah. Selles mõttes küll, jah. Stuudio vaatamik. Inspektorid on kodutud. Stuudio on Tallinnas. Donate some money. Kes vaatajad, kes tahavad oma tiiva alla võtta stuudio pakkuda. Producerid ja kõik. Ja kes soovivad albumit, oske meile stuudio. Ja meil on ka, siin ma näen ka, et siin töökojas käivad ka ikka rotid nagu need juhtmed läbi närimas, et togu võite meile ka annetada, aga kindlasti võite töökojale ka annetada, et ei ole suur asi, osta kohvi, vaata. Rotte nüüd siis annetada või? Pane loo. Ja ma räägin, et närivad juhtmed läbi. Pane loo. Pane ära. See jõuad. Ootan, kogu aeg vaid ootan. Nüüd ei oota, aeg on toota. Näita, mida võimeline siia maailma tooma. Fuck it, game over. Ootan, kogu aeg vaid ootan. Nüüd ei oota, aeg on toota. Näita, mida võimeline siia maailma tooma. Fuck it, game over. Boom, tap, pow, minu juurde see teema. Tõstan veidi kuumustude kuniks see kui keeb ja produkt paisub. Pakin kokku, tühja jutu meeste tõmbab perset kiiret lohku. Siin mõtted targad ning ära ole loll. Siin mängus tuleb leida enda jaoks see sobiv roll. Sinu elu, sinu otsus, sinu käes kontroll. Võin palju sulle rääkida, kuid mängin, et olen loll. Connectionid on tähtsad, et sa saaksid lüüa läbi. Hoia häid suhted, kuna käsi peseb käsi. Hädine ärimees kivisib päriselt pärineb. Magama paneme rukid, siin me astume päriselt. Suu kinni, kui käisin ringi. Luudi vahel loeme siin raasin nagu pimbi. Ja minu silmi on ümber ringi. Ma võtan lambi paska, tambin kõigil luugid kinni. Päevad on siin pikad, nagu sa tead. Pagasnikus on 100 grammi antsu, mida vean. Kui poole reeglid, mida ma siin jälgima ei pea. Ja jälle mingi naari kellab, kas sa tead. See tekst ei mahu sinu intellekti. Laon letti oma viimase õlle ja oma plekki. Tõmban peale kile nagu minuga tehti. Ja räägin, kuidas kukkunud nagu puudet lehti. Sest plasma kiiret, Liidermanni kiire. Sinul ammu siiber, ma nagu sa võlad. Sest et sinu peas ma ainult ringi tiiren. Olgu see õnn, olgu see saatus. Meil põhk, meil lõpeb kunagi politsei alustab vaatust. Me tuleme pimedalt tänaval, lööme undergroundis ärama. Kui annaksime 1,5, siis hakkaksite plärama. Ja ma majandan oma hinge kajaga. Pidama tematsin aega, toon teile boom-bappi, panete siit ajama. Boom-bappi tuua, vaja seda kiiret, nii et terve linn saab kuulda. Boom-bappi luua, vaja seda kiiret, nii et terve linn saab kuulda. Ootan, kogu aeg vaid ootan. Nüüd ei oota, aeg on toota. Näita, mida võimeline siia maailma tooma. Fuck it, game over. Ootan, kogu aeg vaid ootan. Nüüd ei oota, aeg on toota. Näita, mida võimeline siia maailma tooma. Fuck it, game over. No nii, nimetu lugu. Või see on demo alles mingi? See on demo. See on mingi demoline või? See on sellist liiki asi. Ta ei ole enam work in progress, vaid ta on jõudnud sinna demosse välja. Ma ei tea, teemegi suht kohe demoks. Kuidas teil on, kas te teete demo ja siis pärast ikkagi nagu lindistate üle ka või jääb esimene versioon või?
tavaliselt küll. Me lindistame üle selle ja no ma tahan kindlasti lindistada üle selle. Noh, sellega samamoodi tegelikult, et siin on ka väga palju ikka, ütleme, production errorid ja kõike, et see ongi temana. Aga kui ma just sellepärast tõin selle enda võrdlus, et kas nüüd praeguses levelis tuleb veel ka sõnade muutusi ette? Või sõnad on juba fikseeritud? Ma arvan, sõnad on suht fikseeritud. Ai, et neid suhteliselt viimase hetke muudatusi enam ei tule. Ei tule, jah. Davai. Oota, kas see taust on siin, kelle taust see on? Ranna, võite vaadata Instagramist, ongi nagu jooksja, Ranna. Aga runna, nagu 2 N-iga runna. Ahah. Runna. Eestistades. Ma vaatan igaks juks üle, et pärast ma saan ilusti. Only.runna, mingi vaadake Instagramis. Only runna, jah. Kus siis inspektorid 10 aasta pärast ka ennast ette võiksid näha? 10 aastat on päris suur ajajärg. On. Ma tahan just seda mõõdan praegu selle tahte seda. No kurat, selleks ajaks võiks esiteks elus olla. Positiivne. See on positiivne. Võiks olla. Ja siis võiks juba nende suurtemate räpparitega, keda me ennem nimetasime siin Eestis juba kolläbi teha. Ma arvan, et 10 aastat ikka 10 aastaga, kui ma vahest siin ikka mõtlen, et kurat aastaga ikka toimub päris palju, et ma arvan, et 10 aasta pärast võib olla juba täiesti teine värk, et see ei ole, ma arvan küll see enam, kes ma siin olin. Liis Lemsaluga fiiti. Raudselt. Kuulate Eesti popmuusikat ka üldse või? Kotib üldse siuke asi või? Mitte väga. Ei koti? Ei vahepeal ikka, aga Näiteks, mis see hea on? Ma isegi tea nimes ju vaata. Ümise mingit laulu. Võib-olla need mingid vanad, need see mingi Dolce Gabbana ja need ongi Mis see oli see? Patude pool? Ja. Midagi sellist. See on kvaliteet siiski. Anne Veski, see lase minna. Aga mingid, mis see praegu on see Tommy Cashi, see, ma ei mäleta, see Kohvi lugu. Kas see on mingi see? Ei Cappuccino. Respect the hustle, aga. Jah, respect the hustle ja kõik. Aga see lugu teile meeldib või? Esimene kord, kui ma kuulsin, see oli päris okei, aga probleemiks tekkis see, et raadios on see iga teine lugu, vaata, et siis hakkas juba vaikselt pinda lööma. Ühe loo kannatas ära, aga sealt edasi. Muidu oli okei, jah. Ma saan aru, et sa oled siis kõva raadiokuulaja või kuidas te mussi tarbite? Ma tihti kuulan ikka raadiot, jah. Mis raadio peale läheb või mida? Elmar? Tavai. FM-i kuula või? FM ikka kuulan. Siis kui tuleb FM-i töökoda. Töökoda FM-i. Töökoda FM-i, okei. Ja mis FM-i sa mõtlesid? Sagedust. FM-i sagedust. Elmar on FM-i sagedust. Elmar on vana kooli FM. Täiesti. Nad mängivad seal okeid asju tegelikult. Minu arvates see on üks kõige normaalsem tegelikult. Sul on päris huvitav muusika. Aga nad ajavad seal Eesti asja selles suhtes saab küll öelda. Tegelikult on see sõpruse värk, kuidas sõprus läbi molli tagumise või selle on ju. Ja päeval Elmar, öösel 4 aeg korralik tume buumer. Et see on tänane Eesti. See on kõva, aga mingit raadiot veel või? Ma kunagi kuulasin natuke Treed ka ikka. Aga Trees seal midagi juhtus, seal mingi saatejuht vist vahetus ja siis hakkas paska tulema minu arust. Tuleb ainult saasta. Ongi FM-i sagedus tuleb ainult saasta. See EKRE-le ka kuulub see vist EKRE omanikule vist. Martin Helmele või? Poolametsale just. Et sealt tuleb seda EKRE kraami ka. Okei. Paljudele see ka ei sobi. Okei, aga mis need Spotify või kuidas noored mussi kuulavad tänapäeval? Ja kus nad kuulavad? Mina olen veidriks selles suhtes, et ma kuulan tavaliselt inimesed näiteks Spotify's playliste või mingi saate otsivad. Mul on kõik liked songid all. Ja ma Spotify'd ma ei kasuta, ma on tegelikult liiga rottvaene selle jaoks. Et ma vaatan SoundCloudist või laen alla. Jah, aga ma arvan, et noored ikka kasutavad Spotify'd. Aga Spotify'd ma arvan kasutavad, jah. Sa oled Spotify vana või? Ei, ma ei kasuta, mul on üldse see tasuta äpp. Ma saan niimoodi kuulata kõike laule põhiliselt. Mis asi see musi on? Vaata, see on nüüd uuemate generatsioonide iPhone'idel ei ole seda äppi, sest see võeti ära, aga 14-l on see veel äpp olemas.
see on päris uus. 14, iPhone 14. See on päris uus. Ja iPhone 16 on juba väljas. Väga uus. Ma mõtlen, mul on 11, ma mõtlesin, kurat, et mis mul vaja on. Kus asja, nii palju numbreid on juba vahepeal. ja siis iPhone Sony 16 Eestid ei suuda ka nii palju oma musaprogramme juurde toota. Oota, aga mis asi see musi ikkagi on, ma ei saanud aru. See on nagu äpp, kus sa saad nagu laule kuulata. Ainukene asi, mis seal on, et vahepeal viskab ääd, aga see ei ole nagu see Spotify ääd, vaata, et ta hakkab sul mingi lugu. Kust ta need lugusid võtab, mida ta mängib? See on mingi YouTube muusik nagu Crack, ma arvaks. Ta võtab YouTube'ist ja siis edastab sulle YouTube'i faile nagu, jah? Vist küll, jah. Ta on nagu mingi ametlik asi või? Ma ei usu. Või on see mingi põhjakorealased? Ma arvan, et see on ametlik, no see oli App Store'is igatahes. No okei, selge. Ma pole musist midagi kuulnud. Mina ka ei ole musist kuulnud varem. Aga seal on äädid vahel ikkagi, jah? On küll, aga need on nagu ei riku su seda laulu kuulmist, sa kuuled ikka laulu edasi ja sa saad seda skipida. Okay. Oota, aga kas ta mängib ka mingit seda põrandalust manti liiab ta ka ülesse kuskilt või? Ja ei, täiesti uuel laulud ka on seal olemas kõik. Aga mingit sükst, ma ei tea, Traumacentri lugusid ta ka leiab. Nii nagu ta YouTube'ist võtab. Ma juba leidsin selle kõige esimese laulu meil üles, me juba otsisime, musis oli kohe olemas. Okei, selge. Teie laulu või? Ja kohe on musis olemas. Siis ta on nagu VLC player, vaata, sisuliselt. See on mingi eriti giga asi, jah? Okei, väga huvitav. Ja praegu seda enam ei ole nagu või? Ei no minul on säpp olemas praegu, aga ma ei tea, kas seda saab nüüd ikka veel nagu laadida alla või ongi see, kellel on telefonis, see on. Davai. Jagab salainfot. Ärge mult võetke see ära. Kas see kuulajate küsimused on ära küsitud? Minupoolsed jaa, aga neid on veel igal pool mujal ka. Nende telefonis on ka veel vaja. Toon need esile või? Või sa tahad midagi rääkida veel või? Ma just mõtlesin, et tahaks, mida rahvast tahaks küsida. Jaa, davai. Kuule, aga sul oli, anna mulle telefoni, ma vist küsin ise. Või tahad sa enda kätte? Ma võin ise ka küsida, aga sa oled see juhatus, et mul pole vahet. Sul nooremad silmad. Seda, jah. Nii. Ma näen pimedas ka. Sa näed pimedas ka, jah? Mina ei näe. Tead, kui Jopska, sa ütlesid mulle, et äkki sul on see värk, et sa näed pimedas, vaata, et mõndadel on see mingi geen. Ja mul on see, et ma mingites situatsioonides tahaks nagu telefoni veel tumedamaks panna, aga ei saa, ta ei lähe. Scrolli siit. Et mul vist on see, jah. Normaalne. See on tegelikult hea asi. Ma ei tea, see on mingi random asi. Jopska ütles, et äkki sul on. See on teise maailmasõja kasutati osadel inimestel on rohkem pigmenti silmapõhjas ja võtab ka öövalgust ühesõnaga tähtedelt ja kuult näiteks. Night vision ühesõnaga. Night vision. Natural night vision. Normaalne inimene enam ei näe, aga osadel inimestel on jah geneetiline siuke võime. Ja siis kuna ta põhimõtteliselt, temal on siuke must ekraan, ta näeb sealt mingid asjad. Mina nagu, mul peab olema tausta, see peab põhjas olema, sest ma lihtsalt ei näe nagu. Aga siin rahvas siis küsib, millal järgmine live on ka? Skipi vist need, mis juba on nagu olnud või? Kas see on olnud, jah? No, oli tegelikult, jah. Okei, siis järgmine, millal Genkaga lugu? Kuupäev, aasta. Kurat, ei oska veel öelda. Pole õrn aimugi, äkki Genka kuuleb seda, äkki mõtleb selle peale. Et Genka peaks sellele küsimusele vastama, jah? Väga hästi pandud. Hästi delegeeritud. Väga hästi delegeeritud. Pole teie teema. Sellest on väike õhuvimpel. Kas laulusõnu on raske koostada? No kui natukene vaeva näha, siis ei ole. See võib täitsa lõbus tegevus olla. Alguses on kindlasti raske. Alguses võib-olla küll, jah. Aga vaata, inimesed ei saa sellest aru, et kui sa alguses isegi ei oska midagi ja sa mõtled, et sul välja ei tule, see, et sa vaatad oma notepad'i mingi kas või 3 tundi, see juba aitab sind. Paned juba mõtlema ennast. Sa nagu vähemalt mõtled selle peale, vaata, kui sa istud seal notepad'is, lükkab biidi käima, siis sul lõpuks tulevad sõna. Ja vahest ongi nii, et lihtsalt vahest ei tulegi ja nii ongi. Kuidas teil need loo teemad üldse tulevad? Ma lihtsalt tiipli pean mingi mõtlema mingi teema peale, aga see on väga raske, ma ei oska öelda, see on raske nagu teema leida. Ma ei tea, muidu on, kui mina kirjutan, mul on endal peas mingi pilt, mida ma näiteks hakkangi räppima. Aga kuidas te nagu ühildate või kuidas teil siin, et ma ei tea, tervikuks teete, et vahepeal ei teegi. Vahepeal ei teegi. Aga
äkki teil on mingeid häid nippe lihtsalt nagu. ja vahepeal saadame oma tekste üksteisele lihtsalt ja vaatame neid üle. Siis võtate sealt jah. Ja siis okei, et teil on nagu parameetrid panete ikkagi nagu paika, et no, mis teema ikkagi liiguta. Vahepeal. Ja vahepeal teeme niimoodi, et kui me näiteks teemegi laulu valmis, me lihtsalt muudame teksti. Okei. Rap shit. Ordinary rap shit. Regular rap shit. Regular shit. Nii. Ma ei tea, kas see on millal ja kuidas tekkis esimene mõte laulu kirjutamisest? Me vist rääkisime ka seda ju. Ei, seda vist ei ole rääkinud. Tehnilist osa protsessist. Aga ei no, ta magas. Aga nagu kus sul tuli idee, et hakata kirjutama nagu. Okei. Üleüldiselt. Ja ma nüüd hakkan laulu sõnu kirjutama või laulu tegema nagu. Või luuletust tegema või mis iganes, mis see esimene asi oli. I want to break free. I want to break down. Sest igav oli, tegevust ei olnud, siis ma mõtlesin, millega hakata tegelema reaalselt nagu, mis saaks mõttekas ka millega tegeleda. Siis ma mõtlen, et rap on hea asi siis, kui sa lõpuks lööd sellega läbi. Aga ma ei oska öelda. Mõtlesin, raske küsimus praegu. Võib-olla mingi räppi ajal kuulates ongi. Ja räppi ajal kuulates võib-olla niimoodi küll. Kuidas see noortel üldse mingid väljunditega on tegevused ja värgid Pärnus? On midagi teha ka üldse? Kas on? Kuule, Pärnus pole sittagi teha. Tegelikult. Ainult tiimi nuusutada ja... Mis see tähendab, et pole sittagi teha nagu? Kas ei ole trenne või ei ole? Kõik on tehtud. Mida ei ole? Kui sa oled siin 10 aastat elanud vähemalt, ma arvan, see on 5 on juba miinimum. Sa saad aru, et Pärnus tegelikult pole mitte midagi teha. Ja selles mõttes, et sa saad ikka chillida väljas. Tähendab. Suvel on mõnus. Tähendab. Kas te ei viitsi otsida omale tegevust või ei ole tegevusi? Kumb nüüd siis on? Mis tegevusi ei ole? Me oleme 24/7 kogu aeg väljas. Mis tegevustest puudus on? Mis tegevustest puudus on? Mis infrast on puudus näiteks? Kõik on tehtud tegelikult. Et vahet pole, kus linnas siin elada. on tegevust, aga kõik on tehtud. Mis see tähendab? Ja vahet pole, kus linnas elada, kõik on juba nagunii tehtud. Tallinnas ei ole. Mis on Tallinnas tegemata? Tallinnas on rohkem avastada. See on rohkem avastada. Okei, et kõik on juba läbi käidud ja nähtud. Nagu mappi lahti teha või? Ei nagu selles mõttes, et siis on vaata nagu huvitav ringi käia ja me oleme kõik kohad siin käinud juba. Näiteks miljon korda näiteks kinos käinud või mis tegevused siin veel on. Batuudikeskus, sellest oleme juba välja kasvanud. Pargis ikka käime ja vahepeal ranna ääres ja see selleks. Aga mingi korvpalli ka mängid miljon korda võrku ja kõik, mis siin on tegelikult. Kõik on tehtud lihtsalt nii palju. Kõik on tehtud, Okei, aga muusika... Masendava pilli suutsite ette. Suutsite küll ja mul ei ole absoluutselt masendava pilli. Ongi mõtet elud elada. Ma nagu proon alati Pärnut, et see võid ikka väga masendava. Räägime musta-valgeks niimoodi. Et siin on Pärnu kesklinna tühermaa. Täiesti tühermaa. Mis ma siia nüüd tulin, pole midagi teha, kurat. Port Arturis ja punane sein on püsti. Siin on üks suur pluss, mina ütleksin. Suvel, okei. Et saab merre ära uputada. Ja siin on ilus, siin on ilus. Rahvast on palju parem. Rahvast on ja inimesega rääkida ja käia. Siis sa võid küll kuskil lambi kohta rännata, vaata. Ja see on tegevus. Aga talvel, ütleb ausalt, sa siit päris aus, mida sa teed siin talvel. Lumememme, kui ilm on ka sellise. Aga seda ka teha. Viiba sajab niikuinii. Tavai. Ma tahaks sellele ka vastata, et kirjutamisel, et mina asjal võiks vastata. Mina hakkasin, mul tuli see kirjutamise asi, kui me 11 ja olin ühe sõbra juures, nii noorest vanusest olin täiesti blenderis ja hakkasin, ütleme siis täis peaga hakkasin räppima inglise keeles. Ja kurat, see tuli sellel hetkel nii hästi välja, et ma hakkasin sellest freestylimisest arendama laulu kirjutamist. Ja sealt tuli. Pole rohkem midagi öelda. Avastasid ande endas ja sealt alates läks juba teadlikuks. Midagi sellist, jah. Tavai. Igal juhul järgmine vana saab ka väikse õhuvimpli küsimuse eest. Ja see on Reigo Personal saab õhuvimpli. Okei. Mis tunne on olla Eesti parimad artistid? Aga siis on nagu RN küsimärk, ma ei tea, mis see... Right now.
ahah, right now, see on nüüd Right now jah, praegu. Eriti lühendatud versioon. Aga vähemalt küsimärk on lõpus, see tähendab seda, et kõigest sain aru, aga lihtsalt ma ei tea. No kirjeldage siis seda joovastavat tunnet, nagu ta teada tahtis. No hetkel ma arvan väga kaugel sellest, võib-olla töökoda on juba päris kõrgel. Võib-olla tema arust, kes see küsimuse esitaja tema küsib, arust. mis tunne on olla Eesti parimad artistid. Ma arvan, et seal ei ole right now. No, mul ei ole seda tunnet, sest me ei ole parimad artistid. Ma ei ütleks seda ja kui sinule meeldib, see on mega tore ja mul on selle ees on hea meel, aga ise ma ennast ei tunne seda. Väga kaugel sellest. Selge. Millal see pool on nagu esimene pool, millal album tropib, et selle juba saime, aga ja mitu feat lugu siis Murdakiga tuleb? No kindlasti 2 võiks tulla ju. Kindlasti rohkem, kui ta arvate. Rohkem kui albumi lugusi. Seda puudi asja täitsa, seda tahaks. 2+ ühesõnaga, jah? See, jah. Uud Murdik peab valmis olema. Meil on juba puudiga 3 ja veel kindlasti. 3+ on juba. See koostööle töötab minu arust päris hästi. Nii, millal merch? Ehk siis millal kauplus või? Mõelnud selle peale. Aga ei tea. Oota, võib-olla see, kuidas te üldse Puudmurdaga kokku musitseerima sattusite? Musitseerima? On seal mingi tagalugu ka või? Te tegelikult ise ütlesite alguses ju, et tahate tulla külla meile millalgi ja siis... Tulitegi? Meil oli nagu, me jäime ammu juba mõtlema, me kuulasime väikse, kunagi hiljem või varasemalt Hanson leidis Puudmurdake laulu. Enne kui üldse töökoja leidsin, ma leidsin Puudmurda. Ja siis sealt juba kuulates oli, et kurat, see Pätimaa on päris äge lugu on ja siis oli ka unistus tegelikult, et teha. Ja me siin arutasime, mõtlesin, ja ma lihtsalt küsin. Ja siis õigesti tegite. Kõik juhtus. Sai vastus tuli vastus. Tuli. Tähendab, see on juba vastatud, et kas see suvi tuleb ka mõni hip-hop-pargi sarnane üritus. Tuleb ja tulebki. Muidugi. Mitte sarnane, vaid päris tuleb ka uus hip-hop-pargis tuleb täpselt. Free Pollaalu saaks 2V. Mine tööle. Ausõna. Oota, kes esiteks tõmbab polli? Teiseks. Mine tööle. Mis see tähendab? Oota, las Jopska. Kordan. Free Pollaalu saaks 2V. Ei saa aru ka mina. Te saate küsimusest aru muidu või? Ei, ma ei saa aru, ma ei tea, mida ta tahab. Ma näitan kirjapilti, äkki siis tuleb... Free Polla või? Ta tahab mingit pollat tasuta. Mis see Polla on? See Polla võib olla ka koera nimi politsei või? Võib ka politsei olla, võib olla ka pool midagi. Pool millestki. Polla nagu pool millestki. Polla on pool millestki. Tavai, et ja ta tahab tasuta. Et ühesõnaga, et... Ta tahab poolt tasuta. Ta tahab poolt tasuta. Et tööle peab minema tõesti, jah. Pollat on, Alu saaks 2V. Ei, praegu mitte. Ei. Polla saamiseks tööle. Mingid kuked olete. On järgmine küsimus. Tähendab väide, küsimärki ei ole. Mingid kuked olete. Ja ilma küsimärgit ehk siis isik väidab, et... Doktor Kaha. Doktor Kaha väidab, et mingid kuked olete. Ise pani, ta tegi kavalalt ju, ta mängis teid, vaata. Ja tegi meile nime valmis. Play yourself. Ja äkki olemegi politseinikud. Ja Doktor Kaha ongi see inimene, kes lööme ennast nii skenesse sisse, et ei saagi aru. Aga see oli tee nina all kõik. Nii, ja siin Silja küsib viimase küsimuse siit Pollast. 11 pidi mingit elektritõukade tuunimist tegema või midagi sellist. Mis värk sellega on? Jaa, teen. Ja mis värk sellega on siis? No ehitan väga kiireid elektritõukse. Ja tegelikult nagu võistluse aspektis. Väga kiireid, mis need kiirused on? Ikka sadades ikka, Sadade, 200? No 200 ikkagi saaks ka, jah. Teoreetiliselt või pappi oleks vaja lihtsalt. Pappi oleks vist vaja, jah. See on nagu mingi spordiala on päris siis selline või? No põhimõtteliselt, jah. Nagu mingi kiirlaskumine suusatades ja mingi, mis nendes järvedest teevad neid mingi raketigi neid. Oota, Pärnu ringrajal on tõuksivõistlused? Jaa, proovin korraldada.
aga varem pole olnud või? Varem ei ole olnud, Eestis oli üldse olnud. Me peame nüüd sellest küll natukene nagu rääkima, see oli nüüd jalaga näkku info rubriik, et see on nagu mingi spordiala ja tuunidki nagu mingeid elektritõukse. Ma tuunin ja ehitan. Ise ehitad? Ise ehitan. Disainid? Või saab, kas üldse tõuksi saab kuidagi disainida, saab kuidagi nagu mingi nagu... No saab, aga tegelikult sa veel praegu sellega ei tegele. Ma päris disainimisega on praegusel hetkel suke nii ja naa, sinna on pappi vaja rohkem. Sa pead tundma elektrimootoreid ja kogu süsteemi, ehk sul peab olema professioon vastav. Noh, peab küll. See on siuke moodsa aja amet ja skill. Tuli poisid olete, noh. Jopskal on üks tavaline vanainimese tõuks, kas sellele paneks põhjavalguse ja 100 kilti tunnis ette? Noh, seal on aku taga kinni, aga seda kiiremaks saab ikka, väga kiire, väga labot. Kas see, nagu ütleme lihtsalt natuke kiiremaks, see on mingi arvuti taha ja mingi väike või... Ja arvuti taha ja vahest saab seda analoogselt ka teha. Põhjavalguse saaks asendada nagu suuremate kaugtuledega. Muidugi saab, kõike saab teha. Vana silmadega tulen. Äkki sa peaksid viima oma tõuksi? Kõike saab teha. Remonti. No kurat, 5 kilti võiks rohkem saada kätte, et saaks ka mõnikord nendest tattidest ka mööda sõita. Muidu nad nii kerged kihutavad mööda kogu aeg. Ma tahaks ka kurat nendel tattidest mööda libistada ja... Mul on siuke väike nagu shopi ja garaaž, Ma proovin shopi teha tegelikult, aga hetkel on garaaž ja sinna tuuakse ja ma ehitan raha eest. Oota, aga kas sa pakud seda siis teenusena ka või kui ütleme keegi tahab, pakun küll. Sinuga saab ühendust võtta, on nagu täitsa okei asi. Mingid varuosasid ka müüd ja mingid... Kõike. Absoluutselt kõik tõuksi alaga seotud. Elektritõuks sinu juurde. Alates kuradi... paberite vormistamisest. Jah, aga paberi vormistab ka, et kui keegi sõidab selle tõuksiga ja jääb vahele kiirusuletamisega, tema ei ole süüdi. Ma ei ole süüdi. Ja ei vaata selles on mis ka asi. Mis paberit seal vaja on üldse või mis asja? Nõusoleku paberid põhimõtteliselt tegelikult ja ametipaberid võiks ka olla. Mis nõusoleku? Nõusoleku paberid, kuna Eesti seadus on selline, et ei luba sõita tõuksidega üle 25 kilomeetri tunnis, ilma registreerimata, kindlustuseta ka veel. Aga kui on rohkem, siis peab olema arvel, jah? Siis peab olema arvel ja peab olema tegelikult vastav juhiluba selle jaoks. Ehk siis mootorratta juhiluba või eraldi tõuksiluba või? Ei, hetkel on mootor, A-katt. Tavai. Ja kuna mina ei soovi sellist riski võtta, et mina olen teinud sellise asja, ehitanud sellise asja, siis mul on nõusoleku paber, millele paneb klient, kui ka mina panen allkirja. Peab päitma või? Et ta teadlik, et see masin läheb nagu üle selle piiri ja ta täiega vastutab, kui midagi juhtub. Ja nii ongi. Ahah, ja sul on see nii-öelda juriidiliselt paika pandud. Seda saab nüüd visuaalselt teha, mida sa teed, kui peale seda lepina niimoodi. Oota, aga kas ma ei ole vaadanud või ma ei ole küll ühtegi tõuksi näinud, millel oleks numbrimärk küljes või on neid üldse? Sõidavad nii kiiresti, sa ei näe lihtsalt. Osadele tuleb panna. Aga kui sa numbrimärgi külge paned, siis kohe kõnniteed võid ära unustada, jah? Ja mina olen näinud. Mina olen näinud numbrimärgiga. Aga kui sul on see küljes, kas siis kõnniteel ei tohi enam sõita? On mingi süke asi? Ma ei tea. No kiiver peab siis kindlasti peas olema, kaitsevarustus peab seljas olema. See peab niikuinii olema, ei pea. Ma ei tea ju. Minu see kökats läheb 25 ja ma lasen kuradi dressidest kuni kuradi Schwellerburgeriteni. Kui sul peab olema mootorratta luba, siis on kiiver kah. Vaata, motikaga peab sul ka kiiver olema. Sul peavad ikka kõik tuled ja viled olema ka. Motikal peab turvariietus peab olema ka seljas või? Ei pea, kiiver on ainuke. Sa võid sõita speedodega ka. Plähvidega võin lasta kroksidega. Kahjuks küll, jah. Või tähendab õnneks küll, jah. Õnneks või kahjuks. Oleneb situatsioonist. No eks igaüks ise vaatab oma tervise pealt, et kas on hea lühkadega sõita või ei ole. Proteesifirmadele kindlasti väga hea, sõitke. Meile tööd. Invaru väga reklaamib. Väga reklaamib plähvidega sõitmist. Oota, need küsmetid said otsa, jah? Need küsmetid said otsa, käkke sul on seal mingisugust... Kas ma panen ühe laulu ja on mul mõni küsimus veel. Siin mul on veel natuke. Kas ma panen selle check-checki või panen selle klubi? Ja see on nüüd ametlik nimetus, check-check või? Check-check on juba... Rohkem ametlikum vist. Aga mitte kivisse raiutud. Ei ole mitte kivisse raiutud. Jah, ma vahepeal olen sellest laulust täitsa ära unustanud. No kuulame, väskendame. Ja laseme. Play ülesse siit. Leidsin. Kikto, ketto, poisid on meil ketto, veterani keskkond.
proovi kasvi 1000 korda, ikka 1000 saad sa tehtud. Mul on oma meetod, selge teekond otse ees on. Check, 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 check. 4 sotti näkku, see on igapäevaplekk. Kui iseloomu on, siis kaasneb sellega respekt. Minu kivi magus sellel maagiline mekk. Stiil on nii fresh nagu Mountain Everest. Vana kool tuleb otse südamest. Ja klapid pähe, beat käib üle pea. Ja räppin värki, mida sina ei tea. Mul on tobi hammus ja peitma ma ei pea. Mu nukid on siin tugevad, säravad, küll on hea käib plahvatus. See vana kool on kahvatu alanud. Meie ülestõudmist labanu käib siin äkki. Repin Adi särki ja puute vahele olen viinud teie väkki. Yo Mäkki, kas kõik on see vale või see teema, mis siin käibki? Kõik mul läigib, isegi no mõtted, mis mu peas on. Ja nii näidki, hüppan peale ning purskan jälle tuld, jo. See kõik siin reaalne ja puhas nagu kuld, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Hüppan peale ning purskan jälle tuld, jo. See kõik siin reaalne ja puhas nagu kuld, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Mul unikaalsed meetodid on ette kiin nagu Renegade. Istun siin ja praegu vehklengi, taipangi, taitangi, laipamata. Kui sa võitled vastu, siis sind tuleb ära tappa. Aitab, ma sellest teemast välja astun ja tasku pistan. Endal 10 grammi raskust laske viskan. Talle pommi fucking kahju, kahju pole kellegil kui selles kasu. Sa istu maha ja loo üle enda tasu. Ja vaatad enam keegi sulle peale astu. Elus tuleb ette ja palju raskus. Mõne võtab saatan, aga kõik nende taskus. Kõneldes seda ütlen alla, ma ei lasku. Ta piske perse oma uued kooli maskott. On ainult mõmin ja autotun on sott. Kui inspektorid siin räägivad, siis kaasneb teil pankrott. Hüppan peale ning purskan jälle tuld, jo. See kõik siin reaalne ja puhas nagu kuld, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Hüppan peale ning purskan jälle tuld, jo. See kõik siin reaalne ja puhas nagu kuld, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Su tšikk on päris kena, ütle kust ta tulnud, jo. Ahah. Tšekk. Vähe sukest West Coast imat hõngu ka. Nojah, päris muhe minu arust. See on ju minu beat, ma tundsin See ära on küll. sinu beat, Selle me yeah. siin samas ruumis tegime selle loo Täpselt nii. üks, ma ei tea, päev. Jah, palju sul sukseid vestikaid on? Ma isegi ei ütleks, et see on minu, ma ei tunne seda ei nagu West Coastina. Et see oleks vestikas või? Ja meil oli mingi referents, taust ja tolle järgi ja see oli nagu siuke see oli nagu ideedes kokku pandud. Enda stiilist väljas. Panime kõik midagi. Davai. Mina ütleks, et see on nagu boom-bap ikkagi. No ikka boom-bap ju. Jaa. Ma võtan ka sellised küljed. Ei, ma ei vaidle vastu, mul lihtsalt seda viskas vähe seda vesti ei, võib-olla see mingi sairen või asi, mingit hõnga viskas nagu peale lihtsalt. Süntides tegin, et ma lähenesin hoopis teise nurgalt, ma kuidagi, see on täiesti mugavustsoonist väljas. Soundi see tõigi selle hõngu selle muutuse suurnause. Kuule, aga meil on tegelikult Sapka küsib rubriik on ka, sest et Sapkat ei ole, ta on meil ka muidu üks saatejuhtidega muideks. Aga tal on mingi põishaige nagu ikka. Aga ta ütles, et ta tahab ikkagi küsida midagi teilt. Okei. Sest et ladu ka aina ette, noh. Et ta ütles, et kurat, et nii ei saa, et ta ei küsi midagi. Aga oota, ta saadis notepadi faili, ma vaatan, kas ma siin telefoniga saan selle lahti. Okay. See on fail. Nimed kuradi kirjakandjaga ei tulnud see päris kirjana siia. Notepadi järgi. Sul üldse avab või? Ma proovingi, ma ei tea ju. Näe, inspektors. No nii. Noh. Oh my god. Kuule, küsi, avas. Kes on olnud suurimad mõjutajad hip-hopis? Vahet pole Eesti välismaa nimed, palun. Vist juba läbi käinud. Kas Pärnu kinnisvara turuga olete muidu kursis? Kui jah, siis kui palju üks 4-toaline maja maksab keskmiselt? Kas üürihinda või majamaksu? Ta mõtleb 4-toaliste maja, palju maksab? Palju maksab või? Üks 4-toaline maja. Oleneb mis piirkonnas, aga kuskil 200 000 midagi saad, noh. Sorraisk. No oleneb majast ju, noh. Oleneb majast, jah. Peab ikka päägi olema, no ikka väike pääg peab olema, jah. Väike pääg on.
ma üritan vaata noorte keeles rääkida. Päeg on siis. Aga kas Pärnu kinnisvaraturuga olete muidu kursis, et see oli esimene pool küsimusest siis ka? Ma väga ei ole. mina veits olen. Sa oled siuke korteri pede või maja pervert. Spetsialiteet on maja, jah? Maja ikka. Maja. Tööl ka käite vä? Järgmine küsimus ma küsin. Ma tahtsin ka seda. Nii, tööl ka käite vä? Vabal ajal ikka, aga muidu käin koolis. Ja sina oled koolipoiss. Ma teen kõike, mida annab. Kõike tööd, mida annab. Vabakutseline. Koolis, kas koolis, okei, mis töö, mis kool, mis nuss on? Okei, see on vist läbi käinud. Sa oled tõuksi vend, kooli vend. Ma nagu küsingi, et te nagu olete nagu oma raha peal või olete ikkagi nagu vanemate või mingi... Ma olen ikka vanemate. Ma olen siuke pool või mina. 50-50. Kui seda, jah. Nii, auto või mootorratas? Või elektritõuks. Kurat, need on kõik suht head. Auto on ka suht hea, aga nagu oleneb millega sõita tahad. Kui tahaks näiteks, ma ei tea, lõbu poolest sõita mingi kuskil hilja õhtul, võtaks kindlasti tsikli. Tavai. Aga auto on suht norm ikka ka. Põhjendused. Auto on mugav, saad inimesi peale võtta sellega, saad homidega chillida. Piffe ka saab vedada. Piffe saab vedada ja katuseta. Kõige olulisem, autos saab elada. Tsikli peal ei ela vist. Mootorratas raske. No mootorrattaga sõitmine on Eestis, ütleme, 60-70% ajast raske. Aga ma küsin siia juurde, mis teie näiteks lemmikud autobrändid on? Lemmikautobrand, mul on üks ainult. Ja mu enda oma, Volkswagen. Sest et ta lihtsalt praegu on mul truu kaaslane. Ja ei ole lagunenud. Ja ma arvan, see Volkar ei lagune nii pea ka, noh. Ütleme, kui laguneb, siis I know a guy. I know a guy. Selles suhtes jah, neil on ju neid ülipalju varuosi ka. No mul on siuke lollikindel masin ka, Volkswagen Golf. Sul on nagu kõige keskmine. Ta on nagu kõige average Joe on seal maailmas lihtsalt. Ta on jah. Jaak Tamm on. Ja mis härra Jopska lemmikuks autoks on? Brändiks. Tähendab, mille järgi nüüd, kui ma nüüd silmade järgi hindan visualisaatoritega, siis kuradi mingi klassi bemm. Aga millega sa nagu näeksid ennast kuskil kesklinnas niimoodi, sõitma? No ikka pimbiga. No pimbid, vaata. Millega näeksid? Ma näeksin kõige paremini siukse masinaga, millega on turvaline. No, ma olen juba nii vana, et ma selles suhtes tahaksin, et ma näeksin. Ma näeksin peeglitest, akendest ja teine eesmärk. Kas sul meeldib, kui auto sulle räägib ka ja piiksub või kõige võimalikult vähe? Mida minimaalim, seda parem. Ja auto peab olema praktiline. Ta peab olema mugav, paikne ja sinna peab saama palju asju panna. Ehk siis kõik universaalid on õiged autod nagu. Aga Aga Opeliga ma olen väga rahul, sellepärast, et uskumatu, mul 10 aastat saab auto vanaks ja minu käes on toonud 8 aastat ja ma olen teinud ainult, mis nagu vastu maad osad, rattad, veermikud, mingid asjad nagu. Aga muidu väga hästi teenin nagu. Ja kuna jutt sinna peale läks, siis järgmine kuu tuleb meil üks armastuslugu meie autodele ka. Jopka siis armastab oma autot ja mina armastan oma autot seal loos. Aga mitte nii, et ma ei seksi oma autoga ega ma ei lakku teda. Armastuse keeli võib erinevaid olla. Ei ole kohe sumpsi värki. Ma olen oma auto kohta öelnud varem niimoodi ja ma kordan seda ka praegu. Ma armastan oma autot. Mina enda omaga. Palavalt. Sama. Aga ta peab ise hakkama saama. Ma ei pese teda, keegi laenab, teda häirib, ta koristab ära, mina saan puhta auto ise puhastub mul. Nii, järgmine küsimus siis. Saime ka vastata vahepeal, väga tore. Kas relvaload on? Ei ole. On sul relvaluba või? On sul relvaluba või? Ei ole. See küsimus jätkub. Kui ei ole, kas on plaanis teha? Kindlasti.
kindlasti . ma ei näe põhjust . selge . kuna sellepärast , et ma elan niisuguses kohas , ma ei usu , et Pärnus keegi üldse , no okei , asju juhtub , aga ma ei tunne ennast ohustatuna . aga ta võib-olla mõtleb relvaluba laskespordi tarbeks , jahitarbeks , laskespordi tarbeks . ei ole huvi . ei no okei , kõike võib proovida , aga jah , hetkel igal juhul otsest jah , otsest plaani ei ole . ma ikka teeks kindla peal , ma teen . nii , kassi lasta . rotte lasta . järgmine on siis Sapkal väga selline tema erialane küsimus , et seda küsitakse iga patsiendi käest , kes haiglasse sisse tuleb . kas kõht käib läbi ? Need on teile on need küsimused . mis see tähendab ? kas kõht käib läbi ? kas seedimine on korras ? ikka , kõik on korras . ja millal viimati potil käisite ? kurat , täna ei olegi käinud. hommikul . muidu on ikkagi regulaarsus on olemas . regulaarsus on ikka hommikul . ja . ja ka regulaarsus on jah ? ja No siis on paigas. siis on ikka paigas , jah . tipp-topp . Sapka võib-olla teeb mingit statistikat , et ta käib koolis , vaata , et tal võib olla kodutöö midagi , et . tal endal võib-olla ei toimi see nii hästi ja siis ta nagu uurib , kuidas teistel on , et kahjurõõmu tunda või siis kadestada jah , äkki . või lihtsalt hoolib . või siis lihtsalt hoolib ja võtabki teid kui patsiente . pruuti ka on või ? ei ole . kuidas seksivärgiga üldiselt lood on ? see on minu privaatosa , millest ma ei ole nõus rääkima . ahah , igav . normaalne . väga hea . nii , okei , kui siin on jah , kui pruuti pole , siis võib küsida , kas muidu kõvad kepivennad või mis nuss on . jätkab , vana jätkab . jätkab , noh . aitab seksi küsimustes , palun . ma ei tea , ma otseselt ei jaksa nagu mingi kikkis kana järgi kellelegi . ütleme niimoodi . ühesõnaga kõvad rohkem kepid nagu , ma ütlen , kuidas tulevikus sellistest ebameeldivatest küsimustest pareerida kõrvale põigeda , et ma olen rohkem bändimees . ja ma olen kitarrist . sellega saab alati . kitarristil on palju ju , kurat , oota see . lihtsalt ma rohkem nagu bändimees . vastustest võis välja lugeda , et kõvad kepivennad ei ole , aga liigume edasi . kui bingo lotoga miljoni võidaks , siis mis selle rahaga peale hakkaks ? mõlemad eraldi põhjendused . nüüd hakkas põhjendusi nõudma või ? okei . nii , mille euri lotoga ? just lotoga peab selle võitma , ma saan aru , jah , bingo lotoga . tema maailmas jah . nii et põhimõtteliselt maksud maha , mis on 50 . mikrofoni pead ka rääkima . mikker . et põhimõtteliselt maksud maha , mis see teeb , 44 või ? ei , see teeb , palju sealt maha võtad tulumaksu ? tulumaks läheb igal juhul , mitte igalt lotolt . mingi loto . 22 , siis nüüd vist 24 kohe varsti või ? nüüd need käivad nii kiiresti , et enam ei suudagi . no ütleme , et sul jääb 800 tonni jääb alles . no 750 , 800 ütleme jah . mis teeksid sellega siis ? kui palju nüüd alles jäi ? 800 000 . okei , 800 000 . investeeriks korralikult sellest . Davai. üle poole kindlasti . 400 tonni , nii meil 400 tonni veel . kuhu nagu töökoda Rekordsisse või kuhu investeeriks ? annetuse võiksid küll teha . 20 20 tonni oleks juba okei . oleks väga , see oleks ikka väga . lihtsalt siukene , ütled , toetad kultuuri . saame mingi diili või ? ja ma tegelikult ei ole väga nõudlikud ka ju . võtame 20 000 maha , nii okei . meil on 380 . 380 . nii okei . hellitan oma ema natukene . väga hea asi . võtame pool sealt veel maha . saadad jalust ümber maailma reisile või ? ei no nii lollid ka ei raiska , no selle reisile saab ikka minna selle rahaga . kindlasti läheb ka . sellega saab võib-olla isegi kosmosesse peaga . see võib olla isegi esimene asi , noh . EMS-il 190 tonni ja ise majandab . ja ise majandab seda . Davai , 190 tonni alles . ja teised kulud läheksid näiteks minu muusikakarjäärile ja riietele ka . investeering on tegelikult selle all , mina ütleks . ei no aga 400 tonni juba sealt tuleb juba , hakkab sisse tulema hakkab tulema , ma ei raiskaks selle 400 tonni ka nii taunilt ära , ma ikka uuriks . Davai . kasiinis kohe esimeseks panuseks 400 000 ei väänaks kohe nagu . ostaks kohe 400 tonni eest bingo lotosi uusi .
jah, ei no seda ma ei teeks, sest see on nagu nii väike võimalus. Ostaks Eesti loto ära raisk. Me saime 0 ja 190 tonni jätsid siis ütleme vaba raha, free money. Jah, aga mitte päris vaba raha, ikka veits peab mõtlema. Aga ütleme lihtsalt, et nagu tunned hästi ennast. Tunnen hästi ennast. Väga okei, davai. Jõudsime 0, jah. Nii, kuidas sul siis sellega on? No nii, mul on jällegi 800 000. Kurat, mis ma teeksin? Kontol ees praegu. Sa oled pangaautomaadi taga Selveris. Ma arvan, teeks sama, et ma pool investeeriks. Nii, 400 tonni. Ja ma mõtlen nagu igasugustele. Kas me saame sinult ka 20 tonni või? Saame 20 tonni või? Ei, mina ütleksin 10 tonni. Mina ütleksin seda, et see 400 000 oleks tegelikult seal sees, oleks juba teie ka. Kindlasti. See ma mõtlen selle all, kui nagu ka kultuuri investeerin, no see on ka ju väga hea. Lisaaite. See on ju tegelikult, seda ma mõtlesin juba kohe. Jah, kui teie hakkate raha teenima, et me saame tagasi vaata ja käsi peseb kätt. Ma annan teile 20 000, aga teie kurat vast olete mulle näiteks 30 endale, vaata. Ei, tegelikult. No see on ikkagi natuke nii. 20 tonni me võtsime ikkagi praegu oma kasutada vabalt. Niimoodi oli see väide jäänata. Saame Jopkaga vinüüli ära teha näiteks. Just, täitsa võtsis. Ja äkki mõne veel. Nii, palju sul arvel jäi alles? No 400 äkki. Okei, 400 alles. Mis ma teeks? Mis me teeme? Oleks välismaa. Võiks perset. Läheks välismaale. Oleks välismaale. Ostaks sinna kinnisvara. Okei, siis me oleme vist juba nullis. Et investeeringule veel lisaks veel üks investeering siis ikkagi. Ma arvan küll, jah. Davai. Ja ma kindlasti... Aga palju petturitele ära annaks? Petturitele või? See on väga lähedastele, mõnele lähedasele ma annaks ikka annaks. Lähedasele petturile või? Tulevad vaata need igasugused maksuametis iga pool need kõned, kuhu toksi anna oma koodid ja vaata. Ja viimasel ajal on väga selle... Nendega on jumal lõbus uiatada. Kas te olete kokku puutunud nendega? Ikka, jah. Üks mingi asi, süke asi on ka, et võtad kõne vastu, mingi lambi number helistab, võtad kõne vastu, täis vaikus on. Ja siis kui räägid seal vahepeal, siis salestad sa hääle ära ja siis teevad ei selle ümber hakkavad helistama. Holy shit. No nad võivad nagu, nojah. No meie vokaalid on internetis vabalt võetavad. Ma just sealt sain üks päev ja võtsin vastu täiesti vaikus on, aga ma ei ütle väga midagi ennem, kuigi mingi kõne vastu võtan, et ma ootan, kuni teine hakkab ennem rääkima. Selles suhtes nagu on mul siiski suht muretu on, kuna raha ei ole kunagi, pole midagi võttagi, siis ei ole ka midagi kaotada, kui midagi võtta ei ole nagu, et selles suhtes jah, et aga kui suured summad, siis tõesti ma ei kujutagi ette, mis praegu on küll, mis tahad mu 20 euri kontolt võtta lasta, mis asja sa tahad praegu? 20, mis asja? Neil see fishimine toimub, üks päev lugesin 97 kilo, mingi vend andis ära nagu lihtsalt nagu logis sisse, Anydeski laadis alla ja nagu nii palju punaseid lipukesi nagu... Juba üleval, aga mida sa teed nagu? Ma igal juhul mingi vähegi kahte number ma vastu ei võta. Ma näiteks ühe numbriga... Ma ei viitsi vahepeal sõprade kõnesigi vastu võtta. Ei, neid nagunii, aga need mingi perserisk, aga mõtle, mul on mingisugune imelik number on pool aastat on mul helistanud pea iga päev. Tahab sulle Postimehest müüa võib-olla. Ja ta tahab midagi müüa sulle näosuga. Aga see on mul juba mänguks muutunud niimoodi, et ma vaatan kaua mul aega on, kas see või järgmine aasta või ülejärgmine. Pool aastat olen saanud, mitu kõnet on ajaloos nagu, mis ta teinud on. Siit teeltööd all vaata, ta ei tea, et sul raha ei ole. Aga huvitav see, et ta teeb seda nii järjepidevalt. Ja. No tal on kindlasti ka oma mäng võib-olla, et ta peab seni kui helistab, kuni vastu võtab, vaata. Jumal tea, äkki kurat maksuamet praegu seda taga ajada ja siis heiretsi aus. Ta teab, kus me elan. No ei, see kaudse. Nii, järgmine küsimus, Sapka küsimused ikka käivad. Mis te Mallukast arvate? Mallukas, kes see Mallukas on? Nii, sinu vastus. Selge. Sellele ei pea siis vastama. No, ei tea ju midagi, nii ongi. Nii, viimane nalja küsimus Sapkalt. Mäki või Jopska või Mäki? Siin on vastus ka tal olemas ja see on trikiga küsimus. Panna sa olid? Vana ma olin 33. Olen tegelikult. Ja Jopska. 41. Ma arvan, et on Jopska ja Mäki. Ma arvan, et on Jopska ja Mäki. Ja õige vastus on Sapka. Sapka ja türa küll. Täiesti. Ma mõtlesin, et see oli meie ainuke küsimus,
vastused olid need, ma arvasin. aga see oli hea mõte. aga see oli trikiga küsimus. See oli hea trikiga küsimus, jah. See oli siuke vähe viguriga. Oli küll, jah. Ja natuke siuke abstraktne ka. Ja selle jaoks pidi natuke ikka mõtlema. See on umbes sama, palju on triljon korda must miljon, siis vastus Sapka. No selles kontekstis, jah. Umbes niimoodi oleks saanud ka küsida. Okei. Kurat, Sapka küsimused on otsas, ma ei tea. Ma laon siia küsimusi juurde, mõtlesin mu telefon. Teil on veel küsimusi, jah? Mul on tegelikult jah, vist küll, ma ei ole kindel. Aga kus on sul? Sul on niimoodi paberiga kaasas kuskile? Tänavalt anti kaasa. Kus su telefon on või? Arteb minu taskus või? Ei ole, näed, siin, see on jama siis. Osav varas on juba enda tasku pand. Osav. Mis maal me oleme? 1.40 hakkab. Oi. Nii et meil on, mul on päris kaugele juba jõudnud. Teeme need viimased küsimused ära ja siis vaatame. Kus me juba siia jõudsime omadega, ei tea. No võt. Ma pärast panen lõpetama selle Kluubania loo saadet. On normaalne, jah? Kes lugeda tahab? Tas Jopska loeb ta päris hästi, ennem tuli välja tal. Mõtlesin, et küsimused neile. Küsimused neile? Või selles mõttes ma annan neile. Need on küsitud Instast. Nad küsivad teie käest. Instagram sai küsida. Ta valmistas teile ka küsimused. Oi. 1+1. Oi, kurat. 1+1. Ma tean, ma käin koolis 2. Õige. Yes. Ma ei ole tähtedega nii hea. Millal lõpetad? Ole vait, Kenar. See tähendab siis kas oma elu või muusikakarjääri või siis... Või tähendab, siin ei ole küsimärki ka taga, et see võib ka väide olla. Vastuseks lihtsalt jaa. Selge. Jaa. Jako Raik küsib, miks on Jaanus Saksi Pulgakommi salm parim asi Eesti räppi ajaloos? Kurat, tal on seisukoht. Tema peaks seda lahti seletama. Jah. Oota, te olete näinud, te on siis parim? Teate, millest ta räägib üldse või? Ei, mina tean, millest ta räägib. Teate, jah. See on suht siuke fire on mute, ma arvan. Kuidas? See on suht fire on mute. Fire on mute? Mis see tähendab? Ta on päris hea siis, kui ta ei käi. Fire on mute või? On mute. Jaa. Ma mõtlesin unmute. Mis saime selle küsimusega, saime vist õhtale või? Jah. Kehakeel ütles nii mõndagi. Siis keegi küsib ka, et kas plaanite lähimillalgi plaadiga välja anda, see saime juba on ja Kivikasju küsib, et kes artistidest, kellega olete siiani kohtunud, on palju teistsugusem, kui alguses arvasid? Puud murda. Sellepärast, et mõtle, kui ma leidsin selle laulu Pätimaailm, mis pilt mul oleks võinud sellest puud murdast jääda versus, kui ma nägin teda siin. Või sain temaga korralikult tutvuda, vaata siin stuudios. Siis ikka täiesti teistsugusem, ta on täiesti tore. Jah, ongi tore, on tore inimene. Mina arvan seda, Nice guy, jah. Ma ise arvan Jopska ka, kindlasti. Ma enne hip-hop pargis kuulasin siin mingid asju sinu poolt ja ma mõtlesin, et mul tuleb mingi Sari Mõrval tuleb ette, kes on kuskil. Hääle pärast, aga siis... Küürakas hoopis tuli. Aga siis hakkad rääkima ja vaatad, kurat, et see teisne vendi. I'm a nice guy. Ordinary Jack. Such a nice guy, Jopska. You. Thanks. Ja siis doktor ka nüüd küsimuse vormis väide, mingid mendid olete või? Ta tuleb ikka igalt poolt ründab teid nagu. Ja väidab. Nii, siis kas kavatsete ka tulevikus mõnda muud genret proovida? Ei no, proovida kindlasti, ma arvan. Miks mitte? Proovida, jah. Ja ka old school all the way. Võib-olla laulaks. Võib-olla. Väga hästi. Ilusad vastused. Nii. Ja siis kellega väljaspoolt töökoja kruud tahaksite koos lood ja sai vastuse, on ju. Millal järgmine lugu tuleb, sai ka vastuse. Kuidas tulite nimele inspektorit, sai vastuse. Ja ongi vastatud. Järjekordne plokk küsimusi. Kurat. Aga ma ei tea, te tahate midagi veel ise rääkida või lisada või? Kuradi, ma ei tea, ma ütleks seda, et
ma kuulasin, ennem tahtsin öelda, et kuulasin ka muusikat, et noh, kui ma väiksem olin, kuulasin muusikat. Üks asi, mida ma ei öelnud, on ma kuulasin heavy metalit. Et nagu see muusika stiilid ja mida ma kõik olen kuulnud, ma põhimõtteliselt kuulan kõike. Mul ei ole mingi väga täpselt, et ma armastan seda või seda, aga noh, ma kuulan nagu laulu elemente pigem. Me selle Elmari päevas FM-i saimegi teada, et tegelikult sul pole suhkseid piire. Jaa, et ma kuulan kõike. Mõnel on see, et mõni kuulab ainult mingi trilli ja ta mõtleb, et boom-bäpp on pask, siis ma ei tea, mina ei näe seda nii. Oota, aga samas... Mis mõned bängerid praegu Elmari pealt nagu, ütleme, rotatsiooni saavad? Ma ei tea, seal on need korduvad. No. Näiteks, mis seal on mõni? Ma ütlen, mis on siuke... Meeldib suuske vanem ots või nagu siuke uuem ots? Vanem ots, vanakooli lood, jah? Anne Veski ja siuke teema. Mingi selline teema. Ma täpselt nimes ei oska. Rujad ja vanad siuksed mingid need Tennossaared ja kes meil seal need on, need Unod ja mingid Atid ja Nuuded ja nii edasi. Mingid sõksed asjad, jah? Ja linnad ja mäed. Linnad ja mäed. Kui keegi saab öelda, et ta ajab Eesti asja, siis Elmar saab seda ikkagi väga Alo TV ja Elmar. Jah, ainukesed nagu siuksed ikkagi ausad. Jah. Polegi midagi. Jah, ma ei tea, panem kinni ära või? Ma panen lõppu selle klaabi või mängima? Laseme sellest laulust ühe jupi. Ja see on nüüd siis ka demo või? See on väike demo mingist ajast. See on kõige sahtli taha jäetum. Põhjakraabe sisuselt. Võtsime ühe sealt ka. Kummutitagune. Just. Davai. Aga peace out ja kuradi... See you next time. Vaadake töökoda ja vaadake inspektorit. See, mis tuleb, on tores. Ma spiti mikri koreks, nullin pure, mitte segatud pask. Stiil on tores, olen üle meeli küpsikas, kui pole mingi ruki. Valedest on läbi seda elu jooksu lõpin. Äris pole sõpru, keda usaldada võitsiks, sest rahal suurem võimis muudab kõiki võltsiks. Sest rahal suurem võimis muudab kõiki võltsiks. Töökoda ja inspektorid, otse Pärnust tulnud boom-päpi lektorid. Mitte mingi väk MC petturid. Get back, olen oma elemendis. Get back, olen oma elemendis. Olen oma elemendis. Mees, sa langed kohe ühiskonna ünge. Kui otsid õnne, meeldib paeva kohe külge. Pahur on mu meel, vittu need reeglid. Teen, mis ma tahan nüüd neela ja seedi. Ma tahan fakte, mitte alatud valesi. Võta fiksid nüüd tagasi, laadid magasin pagasi. Sa ei kuulu siia mängu, ütlen kohe. Sind alutakse peale, kellel ise loomu pole. Kui kokku jookseb võmmidega asi üsna kole. Vastutus on sinu, mingi küsimus siin pole. Räägid, et sa suitsetad, kuid enda pole tole. Ajan taga raha, austus, kulda karga kohe. Raha, austus, kulda karga kohe. Ajan taga raha, austus, kulda karga kohe.